KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti. Minu nimi on Kallaste ja minuga on siin täna Ülar ja Ott. Tšau. Ott on mute'i peal, hästi tehtud. ja algus. Kordas teid, aga jõu. Aigu hea. Nii et see juhtub täna 3 korda. Off-season, mis teha? Kõik OTA-d, kõik asjad on, me harjutame uueks hooajaks, vaata, asjad tulevad roostes. Täna siis NFL, kuulake kindlasti üle ka Ülari ja Ott-Eeriku Euroopa osa, mis just välja tuli. Väga tuline ja tempokas osa, eriti poolaka poolt. Aga täna võtame siis NFL-i uudised, mida on jälle päris palju, eriti kui me jätame mingi 2-3 nädalat NFL-iga vahel, siis me saame kuulu portsu korraliku uudiseid. Aga enne seda minge cover3.ee, nagu ikka, saate merchi, saate igasugust muud infot, muud materjali sealt. Meenutame teile, et suvepäevad on 25 juuli ja saame selle asukoha, ilmselt kui podcast juba välja tuleb, siis me vist tegelikult saame ju seda välja igatud tegelikult juba. Et hoidke sotsiaalmeedial siis silma peal, et siis läheb asukoht välja. Ja andke teada, kui te olete huvitatud tulema ja kas on ööseks ka huvitatud tulema, sest et meil on mingi osa ööbimiskohti on olemas ka vaata nagu seal asukohal, siis nagu majas sees on ju tubade näol, aga alati saab telkides, mis igas autodes juurde magada, et see ei ole nagu probleem ja oleneb täpselt, kus me oleme ka, kui me oleme seal Kallaste kodus, siis Kallaste läheb ise koju õhtul. Kallaste kodus on crazy. Aga ühesõnaga hoidke see, või kui te kuulate, siis ilmselt on see juba väljas. Siis kui maikuu oli Eesti ja Ameerika jalgpallis võib-olla mingi ajalooliselt tempokas, siis juuni on natuke rahulikum, puhkame, peame jaanipäeva, vaatame jalka MM-i, Tartu Titans ja siis flag football, liituge. Me oleme alati öelnud Haapsalu ka, loomulikult. Ja kutsuge oma naised ka flag footballi mängima Tallinnas. Nii palju saame schedule'i kohta öelda, et Tartu Titansil on 11 juuli võõrsil mäng siis Kaunasega. Ja siis augustis on kodus ja siis septembris on Vilniuses. Flag footiga praegu ühtegi turniiri siin lähiajal ei ole, aga me ilmselt lähme Soome juulis millalgi. Et eks annab sellest ka märku. Praegu on õige aeg liituda, kui tahate mängida. Suvel saame siin mängulisi trenne teha palju. Ja siis ühesõnaga Ülar ja Ott-Eerik võtsid Euroopa liiga hästi kokku ja siis järgmine nädal saame uuesti euro osa, eks ju? Ja oota, et me seda ei arutanud enne podcasti, selleks pidanud enne tegema, aga ma eeldan, et jaanipäeva nädala võtan pausi, on ju? Ma arvan ka, jah. Okei, siis otsustatud, eks siis järgmine episood on Ott-Eeriku ja minuga räägime siis Euroopa profiliigadest ja siis on üks nädal pausi. Teeme jaanipäevad on niikuinii see aasta nädala sees, et saad pika nädalavahetus endale teha ja värgid. Ja siis peale seda tuleb uuesti Euroopa episood ja siis alles juuli alguses tuleb NFL-i episood ja siis juba põhimõtteliselt hakkab ju kämbid pihta juba. Ja siis hakkamegi ilmselt neid previewsed ka laksima, et pange ennast jaanipäeval koguge kõik oma lemmiktiimi info kokku, kes tulevad podcastidesse ja suvepäevadeks on ka võib-olla mõni siuke tore podcasti mõte, et võib-olla teeme midagi sealt ka, aga jõuame sinna siis, kui jõuame. Kas midagi mainimata vist ei jäänud? Ja kui olete ise huvitatud tulema ka, tahate season preview'd tegema, et tulla meiega koos, siis andke teada. Et nagu ma hakkan seda listi ka vaikselt kokku panema. Ja teine asi, fantasy footballis meil on ühes liigas, arvatavasti paar kohta vabaneb teises liigas ja eelmine aasta teed meil oli juba huvi päris palju, et võib-olla peaks 3. liiga veel panema üles. Et kui teil on huvi fantasy footballiga ühineda, siis andke meile teada, et me saame neid nimesiga koguma hakata ja see on lihtsalt NFL jälgimise huvitavamaks. Ja uus trend Eestis on ka Dynasty liigad, nii et andke märku ka, kui tahate nendega seal osaleda ja luua ja liituda. Aga lähme siis, täna tuleb siuke tempokas osa meil või siuke mõnus, me ütleme alati, et tuleb siuke hea kiire osa ja siis mingi 1,5 tundi hiljem me oleme siin ja siis mõtleme, et ikka ajame coaching tree'sid taga, nagu eelmine kord Ülariga tegin.
kõige lahedam asi üldse. See on guys remembering dudes ikkagi. Aga jah, NFL-is päris palju suuri uudiseid. Käime enne, ei tegelikult võtame kõige suurema. See oli siis, kui 1. juuni tähtaeg kohale jõudis. Arvata oli, et AJ Browni ja Patriotsi uudis tuleb, mis ka juhtus. Mainime selle kiirelt ära, et AJ Brown läks siis Patriotsi, nagu kõik enam-vähem arvasid. Tehniliselt siis esimese raundi piki vastu, aga see on järgmise aasta, või siis 2028 aasta drafti esimese raundi pikk. Ehk siis 2 aasta pärast, mis Eaglesi poolt on tegelikult see kaval lükke tuleviku osas ja Patriots, me oleme sellest AJ Brownist nii palju rääkinud, et ma arvan, siin mingeid uusi take ei ole. Neil oli wide receiver ühte vaja ja AJ Brown kui terve on üks väheseid X-receivereid NFL-is, kes on nagu päriselt wide receiver 1. Aga siis, ma ei mäleta, kas see oli varem või juhtus AJ Browni oma, AJ oli varem. Miles Garrett oli tegelikult enne. Oli enne, eks ju, ja siis oli. Ühesõnaga, Cleveland Brownsi defensive lineman, minu isiklikul arvamusel ja päris paljudel ilmselt veel, NFL-i kõige parem kaitsemängija, eelmine aasta sacki rekord, ajalooline. Kes siis on jälginud NFL-i teab, et Miles Garrett ja Cleveland võib-olla ei ole kõige nagu, või ma ei tea, kas see suhe nii väga vale, sest Cleveland kaotab nii palju ja Miles Garrett tahab ühel ilusal päeval play-off'is ka mängida, eks ju, mida ta tegelikult vist 2 korda teinud oma karjääri jooksul. Ja siis mõistagi, kes siis muu kui Los Angeles Rams, keda võis juba enne seda pidada, ma ei tea, NFL-i parimaks rosteriks võib-olla, saatis siis Jared Versi, noor kaitseliini talent, tuleva drafti first round pick, järgmise drafti 2. raundi pick ja siis ülejärgmise raundi või drafti 3. raundi pick. Ja üks neist pikkidest, kas see 29 3. round vist on selle klauseliga, et Rams ei tohi teda AFC Northi treidida, muidu see on esimese raundi pick, mis on, jah. See on kõige pedim asi üldse või nagu kõige haigem asi üldse, et 3 aasta pärast, jumala pärast, et ta ei tuleks kuskil Ravensisse, Bengalsisse või Steelersisse on ju. See on vist kõige armsam asi selle asja juures, et see on nii tore. Aga ühesõnaga, ma arvan, et siin on teike palju, aga ma viskaks kõigepealt selle Otile, kes on siis Seattle Seahawksi fänn. Ma arvan, et enamus inimesi eelmisel aastal arvasid, et see poolfinaal Ramsi ja Seahawksi vahel on nagu ühtlasi ka Super Bowl. Seahawks võitis selle mängu ja Super Bowli. Mida Miles Garretti liitumine Ramsiga, mis tundeid sinust tekitas? No nagu võib-olla osad teavad, siis Tartu Titansi peatreener on Cleveland Brownsi fänn, siis oli päris põnev neid teemasid temaga arutada, et me NFL-ist ei ole väga rääkinud trennis nüüd siin viimased nädalad, või nädal tegelikult, no ma ei oskagi midagi öelda, natuke nagu kummaliseks teeb see, et kuidas see võimalik on nagu, et sa vaatad küll, et on see hard cap on ja värgid ja siis kuidagi ikkagi mingid satsid suudavad nagu mingi 4 überstaari, 5 überstaari ühte satsi kokku panna, mis on täiesti jabur. Aga no ma nagu, mind väga huvitab, mis nüüd Puka Nakuaga tehakse tegelikult, sest et midagi ju peab tegema. Sul ju see on ju... No tegelikult otsast ei pea, jah? Ei pea, jah, aga vaadates milline Puka Nakua nagu tundub, et on, siis kind of nagu midagi peab tegema. Kusjuures ma ei tea, võib-olla see on ka nagu hot take'idest me räägime hiljem ka. Minu arust Puka Nakua ei teinud midagi väga vallu. Nagu Vader case, jah, aga see oli mingi märts LA-s ja ta on mingi 23-aastane. Juhtub. fair, nagu võrdleda Brandon Ayukiga on ju. No ma just mõtlengi, et nagu ma arvan, et see ei peata kedagi talle $150 miljonit andmast niikuinii. No ma loodan, et Ramsi. Ta saab selle NFL-i, seda küll, või siis nad saavad mingi 2 first rounderit tema vastu. No jah, selles suhtes olles ise nagu rivaal on ju, siis ma nagu loodan ja näen, et see satsi sügavus nagu kannatab selle pealt nagu tunduvalt on ju, et kas nagu nii-öelda kui me võtame Ameerikal palli ja seda mängitakse ikkagi 11-11 ja me oleme siin ennegi arutanud, et see on võib-olla kõige ehtsam näide nagu tiimispordist, et siis võib-olla nagu see väga tugevate lülide omamine nagu toob välja need nõrgemad lülid, mida ma ise loodan, nagu ma ütlesin, aga noh, paberil teeb see ikka satsi nagu väga hirmsaks, et see nii-öelda see raamatu võtad ette, siis see kaas on ikka väga kole nagu rivaalidele ja fännidele väga hirmsaks. Ülar see sügavuse teema nagu sügavuse teemaks, aga Jared Versi asendamine Miles Garrettiga on päris hea lükker. Jah, see pidav upgrade, ütleme nii, aga noh. Natukene. Ja mis on ka naljakas teiselt poolt vaadates on see, et nagu Browns
noh, vähemalt Andrew Berry, Brownsi GM ütles seda välja ka, et nagu ainuke põhjus, millal nad hakkasid tegelikult üldse seda treidi nagu reaalselt mõtlema, oli see, kui nad Jared Versi sinna kaasasid. Alguses ainult Rams tahtis saada saata siis drafti pikke, vaata. Mis on nagu tegelikult Brownsi koha pealt loogiline, sellepärast kui sa vaatad seda treidi üldiselt, ma ütleks, et nagu mõlemal poolel on variant, et võitsid sellest, vaata. Sest nagu... mõlemad võidavad seal nagu jah, see ongi siuke, et loogiline. Jah, et isegi kui tegelikult ütleme, et need drafti pikid lähevad kõik kaia taha, mis nad kasutavad ära, on. Aga kui Jared Verse on siuke nagu lõppude lõpuks mõnekordne all pro player, vaata. Ta on ju 8 aastat. Miles Garrett on nagu võib-olla läbi aegade üks parimaid kaitsemängid selle koha pealt, aga nagu mingist hetkest on see, et sa tahad järgmine samm sellest nagu meeskonna ehituse mõttes, et minu meelest see Brownsi koha pealt ei ole üldse halb lükke ja ma eeldan, et nad ikka mõne drafti piki või selle ressursi suudavad ära kasutada, kuigi esimese raundi pikk Ramsilt võime eeldada, et see on 30-32 äkki või? ja tegelikult vist on ju see ka, et Cleveland ja tundub, et New York Jets see on ikkagi siuke võidurelvastumine vist quarterbacki jaoks ka vaata, et kõik nagu kindlustavad pikke, Jetsil me teame, neil on 3 pikki see aasta esimene raundis, eks ju, ja Clevelandil on nüüd ka 3 pikki äkki või on neil järgmine aasta? 2 vist on. Äkki on 2 on ju, aga mõlemal on võimalus ka puhtalt esimene, on jah, 4-32 ja siis jah, eeldatavasti või teise raundi alguses. Et siin tundub jah, et nii Browns kui Jets, ma arvan, et need pikid võib nagu mingil määral arvestada, et see läheb quarterbacki peale, kui nad ise ei saa piisavalt kõrget pikki, aga tõenäoliselt see tiim ei ole piisavalt hea, et mitte saada. Aga nagu see treidi koha pealt on see ka huvitav, et vaata, mäletate, me isegi rääkisime sellest veebruarikuus või millal nad selle Miles Garretti lepingu ümber tegid, vaata, mis lubas üldse teha selle treidi. Selle ainuke põhjus, aga Andrew Berry on nagu korduvalt öelnud Brownsi GM, et nad ei teinud seda sellepärast, et teda treidida. See oli lihtsalt teha, et nagu et salary cap'i situatsiooni natuke parandada Brownsil siis on ja. Aga liigale see Ramsi GM ütles otse välja, et nagu liiga mõttes, kui see lüke tehti, nad hakkasid kohe koputama Brownsi ukse peale, et nagu kas meil on võimalik treidida. Browns oli alguses ei, on ja. Aga nad jätkasid, see conversation jätkus terve vabaagendi turu ajal, drafti ajal ja väidetavalt Rams oli niimoodi, et me suure tõenäosusega saame lõpuks Miles Garretti kätte. Võtame selle quarterbacki siit ära ja nagu nüüd see quarterbacki Big Ty Simpsoni puhul on tegelikult päris loogiline, sest et neil ei ole järgmise aasta esimese raundi pikki, on ja. Et kui peaks olema palju quarterbacki variante ja olgem ausalt, so esimese raundi pikk oleks niikuinii mingi 28 ala on ja. Et nagu see ei päästa väga, et sellega nüüd sa hakkad nagu tagantjärgi vaatad, et kurat see pusle hakkab kokku minema Ramsi koha pealt vaata. Et see oli jah, kui nad Ty Simpsoni valisid, mis ta oli 13. pikk, eks ju. Et see jah, siiamaani, või mul on nagu siiamaani see, et eriti nagu see, mis sa just ütlesid ka Ülar, et tegelikult on loogiline, eks ju, et sa ilmselt ei vali, fuck them picks kõik see asi, sa ilmselt ei vali seal nii kõrgel niikuinii. Aga pane nüüd sinna tiimi mingi, ma ei tea, sisesta receiver siia, eks ju, või see lühike Eaglesi peal Makai Lemon või pane mingi Ruben Payne veel sinna kuskile kuradi kaitseliini või mis iganes, et et see nagu annaks juurde, aga tõesti see tulevikuvaade just Ramsi osas, et ma ei tea, Ott, kui närve jääb see, et mitte, et Seattle nagu palju halvemini tiim ehitaks, aga just see, et kuidas Les Snead ja siis mingil määral ka kindlasti Sean McVay seda nagu tiimi üles ehitavad, et nad võtavad ikkagi suuri riske, mis on varasemalt vilja kandnud. Jah, selles mõttes Superbowli nad ainult ühe korra jõudnud, aga Superbowli ongi keeruline jõuda, et seal peab nagu natuke ka trehvama, see on siililegi selge tegelikult, et selles suhtes jah, mul on alati nagu kõrva väga lähedalt ja kõrvalt vaadates on tegelikult nagu, ma ei saa aru, miks nii vähesed satsid seda drafti pikkide nagu äraviskamise taktikat ei kasuta, arvestades seda, kui hästi see on toiminud Ramsil tegelikult. Et kui vaatad nagu Eaglesi näiteks võite ja süsteeme, kuidas nad võitsid, siis väga paljud satsid hakkasid nagu kohe seda taaskasutama. Kui me võtame selle esimese Superbowli, mis nad Patriotsi vastu võitsid, siis kasutati samasugust loogikat, et nii-öelda vaata vanasti maksti corneritele hästi palju ja siiamaani makstakse, aga just, et sul oli hästi kõvasti makstud corner ja safety't pigem, mis nad rahas Eagles vaata tuli esimesena nii-öelda sellega välja, et maksame pigem safetydele ja
corneri vaata see tase nagu ei lange nii hullult, kui ta nii-öelda tuleb mingi atleet nagu kolledžist põhimõtteliselt. Ja siis nad maksid neile vähem ja siis tänu sellele nad said tegelikult üüberkaitse, millega nad panid Patriotsi kotis, väga palju tiimid hakkasid seda nagu järele tegema. Aga nagu Ramsey seda loogikat, et fuck them picks ja nad tegelikult ju võitsid ka Superbowli, seda ei ole ikka veel mitte keegi põhimõtteliselt järgi teinud. Väga vähesed tiimid viskavad nagu oma pikke ära. Okei, Broncos üritas seda teha, aga mitte Miles Garretti sarnase mängijaga. Ja tegelikult Browns üritas ise ka seda teha. Ja ma mõtlengi, et nagu see, lihtne on öelda, vaata meeskonnad, kes olid edukad selles, aga see on päris palju, kes ei ole ka teinud seda. Aga vaata, mis on nagu see, kui sul ei ole kombinatsiooni mõlemast, pikaajaliselt raske meeskond ehitada, vaata, mis Ramsey'ga juhtus peale Superbowli võitu, vaata. Ja noh, see põhjus, miks nad üldse saavad sellist Miles Garretti lükket teha, on see, et nad lihtsalt draftivad nii kuradi hästi, vaata, et nad ehitavad selle tiimi üles. Nad on paar aastat ehitanud väga hästi. Ja, just, et sa ei saa, et noh, et see sama, mis Ott just rääkis selle sügavuse kohta ka, et noh, sa ei saa seda lükket teha home run'i, kui sul ei ole depti taga, mida neil praegu on vähemalt aastaks või 2, et noh, see mõttes. Ja noh, siis muidugi võib-olla viimase asjana on see ka, et noh, et seal Ramsey, no tegelikult vist ametlikult on isegi nagu lepingu all või noh, leping oleks aktiivne, kui ta diivanilt püsti tõuseks, aga noh, neil on, kui Miles Garrett on üks ajaloo paremaid kaitsemängijaid, siis noh, üks konkurent sellele tiitlile on sellel tiimil veel ja Aaron Donald vist on mingi 32 aastane või midagi sellist, et elame näeme, kuidas see läheb. Mis ma nagu võib-olla või nagu vaadata seda asja nagu selles valguses, et natuke positiivse poole pealt, siis tegelikult mis see nagu teeb, on see, et see võtab nagu tegelikult ma ei ole päris kindel, kas meil oli nagu see nii-öelda tiitli kaitse või favoriidi pinge üldse nagu saigi tekkida see hooaeg. Minu arust oli nagu see, kui me võitsime Superbowl ära, kohe oli see, et Ramsey'l on tegelikult veel parem koosseis nagu, et see nagu väga veider nagu olukord tegelikult. Aga nagu nüüd on nagu veel rohkem see, et meil ei ole nagu võidupinget nii-öelda. Me ei pea isegi divisioni võitma, mis on täiesti jabur, sest võitsime just Superbowli ja me ei kaotanud väga kedagi. Aga nagu see on mõnes mõttes nagu hea, et sul nagu see, et okei, et me võitsime Superbowli, aga meil on ikka chip on the shoulder, et see olukord mulle meeldib. Ja nagu, ja siin nagu nendes Seahawksi mingi fänni sügavates channelites on nagu äge seda asja, mida praegu pannakse, on see, kus see Mike McDonald ütles, we did not care. Et ma loodan, et nad lähevad see aastaga sama mentaliteediga peale, et Miles Garrett võeti ja Aaron Donald teeb kuskil lõuatõmbed, et we don't care, et me teeme oma asja edasi. Kui Sam Darnold kunagi Hall of Fame'i läheb, siis tema kõige suurem see klausel on see, et jah, ta võttis Superbowli ja ta sundis Ramsey treidima Miles Garrett endale peatada. Ma loodan, et kui Sam Darnold läheb kunagi Superbowli, siis Ernest Jones läheb sinna ei ta fuck'i kõigele. Aga naljakas on ka vaata see, et tegelikult kui sa, mis on ka välja toodud siin peale seda treid oli see, et nagu Miles Garrett tegi kõik need säkid, kõik need asjad meeskonnas, kes mängis tihti peale tagaaja rolli. Mis tähendab seda ju, et kui sa oled ju teisel poolel tagaaja rollis meeskonnana, siis vastas meeskond pigem jookseb, kui söödab. Aga sa said ju ainult säkke söödu vastu vaata. Ja nüüd ta on meeskonnas, kus suure tõenäosusega kui Rams juhib rohkem, kui nad on taga vaata. Arizona vastu 2 korda aastas. Mis asja? Arizona vastu 2 korda aastas. Jah, kus nad jauravad oma 32 quarterbackiga. No pane sealt 5 tükki, eks ju, kellega nad veel mängivad see aasta. 5 milli iga säki eest vist ja Miles Garretti eest. Reaalselt, ma arvan, Jacobi agent nägi seda uudist vist kiirelt 2 minutit juurde, kuule, et teeme kiirelt ära. Aga see on ka huvitav asi, mis Milesi poolt vaadata, mis Garretti poolt, aga jällegi säkid tulevad nagu sacks come in punches. Nagu kui sa tahad, sa saad ründeskeemiga ära võtta säkid. Nagu see ei ole üldse, aga sa limiteerid väga palju, mis sa teha saad, et see ongi siuke balansseerimise asi, vaata, et nagu võib-olla hoopis Byron Youngid ja Brandon Fiskid ja siuksed mängid vaata, kombineerivad, seal kaitseliinis hakkavad sammu edasi. Ja noh, see enne ka vaata, kui me mainisime, et noh, et nad draftivad hästi, et noh, sellepärast nad saavad, see ongi see, et Byron Young ja Kobe Turner tulid 2023 kolmandas raundis nagu ühe drafti samas raundis ja noh, ärge unustage seda ka, et nad ju treidisid omale Trent McDuffie ja tõid Jalen Watsoni suure raha eest, et see ongi see, et noh, et pass rush paremaks ja secondary paremaks, see ongi nagu, et noh, Ramsey vaadata, see ongi nagu see, et see tiim ei läinud kuidagi halvemaks ainuüksi Miles Garretti pealt, aga nad tõid veel kõvasid mängijaid juurde. Jah, aga lihtsalt see asi ka ära unustage Ramsey juures, neil on Matthew Stafford quarterback, kes on mingi iga üle aasta vigane, vaata, et nagu eelmine aasta me ei teadnud sellel ajal, kas ta üldse mängib, vaata, et nagu see võib väga kiiresti
taevast lennata, kui järsku Ty Simpson peab olema starter mingi week 12. Ja see üks klipp, kus Davante Adams tegi lihtsalt mingi reliisi ja hoidis seljast kinni, see oli ka, see on siuke unction käib seal iga kord. Aga noh, vigastus, me kõik teame, et lõppude lõpuks on meeskonnad, kes on kõige tervemad, on tihtipeale superbowlides on ja, või siis championship mängus on ju. Rams'i kahjuks veits räägib, vaata see, et neil on nagu, seda rosterit on väga raske kritiseerida, kui ausalt ütlen, isegi kui ma olen divisioni rivaal ja mul on täiesti neoonkollased prillid peas, siis seda on väga raske kritiseerida, aga ainuke võib-olla see nukk in the cranny on see, et tegelikult nende nagu tuumik, eriti kui Aaron Donald peaks tagastama, kõik on 30+ ja isegi paljud neist on nagu tugevalt seal 30+. Et noh, Miles Garretti pealt sa ei näe nagu, et on 30+, aga ütleme Matthew Staffordil eelmine aasta vaja süsti, mis peaks Nobeli preemia võitma, et siis see on nagu veits juba, see on nagu veits täpselt siuke, et sa saad ühe liti valesse kohta ja see hooaeg võib nagu väga kiiresti läbi olla, sest aga noh. Me elame LA-s, päike paistab alla üle. Aga jah, see on selgelt nagu uudis, mis ma ei tea, mul pole veel nagu hittinud, vaata see ilmselt on see, et kuigi ta on nagu trendides olnud, aga nagu pole veel vaata hittinud samamoodi nagu AJ Brown, et noh, et see juhtus, aga ei ole vaata seda nagu tulemit näinud. Eks me jõuame nendest uudisest päris palju. Jaanuar sellest ka, et õnneks me mängime nii hooaja lõpus ka nendega nagu, selles suhtes meil on nagu vedanud, et Jan peab nendega mängima nagu siis, kui nad on legit, vaata nagu tippvormis, vaata ja ükski vanamees ei ole veel vigane, mis on nagu paha. Et ma pigem mängiks sedega week 16 või week 18, et siis nagu need äkki osad vanad peerud nii-öelda, no, mis kõik on minu vanused, et seal on ära kukkud mõned, et jah. Jah, võtame mõned extensionid ka läbi, ma loen need ette siin järjest, siis vaatame, mis silma jääb. Atlanta wide receiver Drake London sai suure lepingu pikenduse, 4 aastat 141 miljonit, millest sota on garanteeritud. Köh, puhkanak kuua. Siis Nick Herbig, Pittsburghi edge rusher, sai 4 aastat 100 milkut. Derek Hall on Seahawks. Jah, Seahawksi pass rusher, 3 aastat 42 milkut, millest pool on garanteeritud. Ja siis Packersi wide receiver Christian Watson sai 4 aastat 110 miljonit, millest garanteeritud oli just ainult 30, mis meigib sensi. Ülar, milline sulle silma paistab? Christian Watsoni, mul paistab see silma, et nagu ärge uskuge seda, mis meedias reporditakse rahalises mõttes nagu. Nagu see nagu pulss, Nick Herbingul, kui ma ekselin 42 miljonit garanteeritud, eks siin põhimõtteliselt 2 aastane tiim tegelikult. Ja noh, Watsonil oli vist 31, kui ma ekselin. Jah, et Derek Hallil on see tõesti 21 milli 3 aastaks garanteeritud, see on nagu köki-möki raha ju. Et see on nagu defensive endi poolt on ju. Ja Christian Watsoni oma on nagu see kõige bloated number üldse, mis ma näinud olen. See on crazy number, see on nagu crazy lepik, see tuleb välja 110 miljonit Christian Watsoni eest ja siis noh, meil chatis ka Hendrik vist panivad selle, et on mingi parim season on mingi 600 receiving card'i, mida ei saada, wow. Aga lõpuks 31 milli garanteeritud, et põhimõtteliselt 1 aastane deal on ju. Et kui Nick Herbingu situatsioon on huvitav, sest et neil on Antonio Highsmith on ju ja DJ Watt on ju ees ju. Ja kas kuskil oligi, et noh, et see on jälle siuke hea agenti spin, et esimene backup, esimene umbes backup pass rusher, kes saab 100 milkut vaata. Ja neil on ka ju veel Jack Sawyer seal vaata. Sawyer! Et ja kas see tähendab seda, et viimane hurraa siin Aaron Rodgersi ja Cam Haywardiga ja siis DJ Watt saadetakse ka ära? Vaata. Ma hakkasin nende esimese 2 nime peale, et ma mõtlesin ka, et jah, siin ei pea väga ridada vaja tugeva. Aga vaata, võib-olla ongi vaata, et see on nagu lüke, sest Herbing on näidanud, tegelikult on hästi mängib, kui Highsmith on olnud vigane, on ju. Et selles suhtes ja kui Watt on ka veits banged upitud, et tal nagu potentsiaali on, et see on nagu huvitav siuke tuleviku lüke, aga Steelersi koha pealt üldse nagu ma ei ausalt öeldes ei tea, kes selle meeskonna GM üldse on nagu. See GM nagu, selle GM-il ei ole kõige vähem Omar Khan vist. Omar Khan on see jah. Ja et ma ei tea, see on nagu selles suhtes väga huvitav lüke nagu tuleviku suhtes, et tundub, et Steelers on väga lähedal nagu blow it up ja lähme nüüd üritame hakata uuesti ehitama, on ju. See on minu jaoks huvitav. TJ Watt sõlmis eelmine aasta 3-aastase 123 miljonise lepingu, millest 108 oli garanteeritud ja noh, TJ on olnud väga suurepärane mängija, noh ta ei ole päris see, kes ta oli. Et jah, see... Aga noh, siis ongi ju 2 aastat täise aasta, on ju. Just, et noh, pärast seda aastat vist on esimene out juba äkki või noh, jah. Peakski olema, võib-olla, et noh, ta ongi treiditav siis vaata, et noh, see tegelikult on hea point.
Nad oma selle liiga kõige kallimale kaitsele ei räägi üldse hästi kaasa selle lepinguga. See ei lähe odavaks see kaitse. Ott, ja edu see ka väga ei too, vaata. Seni pole toonud. Aga Ott, kes sulle siin silma jäi veel, ma ei tea, Derek London äkki on veel mainimata või Derek Hall sulle ilmselt? No Derek Hall, jah, ilmselgelt see on Homer Pick oleks see, et Derek Hall ja silma, et tema on ju see ägeda story'ga vend, et tal oli mingi, ma ei tea, miinuse see umbes ellujäämise võimalus sünni ajal, et ta sündis mingi 200 grammisena ja väga äge story ja Super Bowli pani kullu ja sai seal 2 säkki isegi kirja või, et äge vend ja mulle nagu meeldib tegelikult, et me valisime tema Boja Maffa asemel, sest tegelikult statistiliselt, eriti just advanced statistiliselt, ta on parem. Ja ta on kõvasti odavam ka, tuleb välja, et selles suhtes super töö Schneideri poolt, siuke low-key pick, aga mulle nagu täiega meeldib. Aga veits oma positsiooni pealt rääkides, siis Drake Londoni extension on minu arust nagu väga õigeaegne ja väga õige suurusjärguga ka, et me siin Ameerika Alka chatis ka rääkisime, et huvitav, mis Chris Olave nagu see pakkumine on, ma arvan, see on suht ongi täpselt see pallipark ja see tiir nagu receiverit, kes siis seal sinna 150 milli kanti saab, et võib-olla garanteeritud raha on lihtsalt väiksem, kuna ta on vähem terve. Aga Drake London on tegelikult ma ei tea, selle põlvkonna receiverite võib-olla midagi sarnast, võib-olla nagu natuke nagu Mike Evans, ehk siis nagu siuke alahinnatud, aga suht stabiilselt töötav receiver ju. Jep, see on jah, ma just mõtlesin, mul endal tuleb kohe, Zay Flowersi lepingule on siin selgelt nagu siuke mingi joonisette tehtud ka, et koos Londoniga siin on tegelikult neid nimesid veel, kes neid lepinguid ootavad põhimõtteliselt, et ma ei tea, loogiline jah. Aga Puka peaks ju tiir kõrgemal olema, et selles suhtes, kui vaadata seda raha lepingut. Puka ilmselt tahab rohkem sellest rahast, jah. Jah, ma ei jõua ära oodata seda, aga no kuidagi nad selle sinna ära mahutavad, ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga see ei ole minu mure õnneks. No aga tegelikult, kellel on suur kontrakt Ramsil? Mailsil. Jah, neil on selles... Ei, Mailsil ei ole ju, vaata. Tal on jumala okei kontrakt. Maksame vaata mingi osa kinni. Tal on jumala okei, 5 aasta peal. Neil on jah niimoodi, et seal on jälle see teema, kuidas lepingud on üles ehitatud, nad on ehitanud selles mõttes nagu kavalalt. No see ongi vaata see, et leping nii-öelda, kui sa võtad plaks ette ja vist tavaliselt visatakse sinna headline on ju see nagu total worth ja palju aastaid. Jah, millest me just rääkisime täpselt, aga tegelikult ju lepingud jaotuvad, kuidas ta aastate peale jaotub ja see ongi see, kuidas sa lõpuks selle pusle kokku saad, et sa saad neid Tetrise tükid nii-öelda on erineva kujuga vaata, et osad on need L-tükid ja osad on mingid, ma ei tea, pluss tükid ja mis iganes. Et selles mõttes see vist selleks aastasse mahuks ilusti see Puka leping ära, aga nagu siis hakkab veits mingi aeg hakkab tekkima see, et Stafford ju vist tahab kohe raha on ja Miles tahab 3 aasta pärast. Ramsil on praeguse seisuga järgmine aasta $83 miljonit cap space'i. Puka mobilis. See aasta või? Järgmine aasta, pärast seda hooaega. Nad saavad siin mõnest lepingustel lahti, Davantel on void aasta ja nad oli mingites trade ruumorites ka, siin on mingid Quentin Lake'id, kes teenivad palju raha ja siuke värk, et nad saavad päris kergesti raha. No McDuffie vist ka ei korja väga. McDuffie sai lepingu, McDuffie on kõige rikkam vaata corner. No aga neil on... Ma loodan, et Aaron Donald ka tasuta ei lähe, et selles mõttes kui me eksi, nad peavad maksma oma ründeliini vendadele nüüd. Kui nad McDuffie pärast 2027 hooaega lahti lasevast, neil on 21 miljonit cap savingus seal liil. Keegi ei navigeeri roster managementi paremini kui Los Angeles Rams praeguse seisuga. See ongi see, et iga kord, kui nad midagi teevad, sa vaatad, kuidas nad seda tegid. Ma vaatasin pulli pärast BFF-i järgi ründeliin oli vasakult poolt tulles siis 8, 10, 10, 3 ja 16 rankingutes vaata oma positsioonidel. Audric Jackson nende left tackle oli undrafted. Steve Abili oli teise raundi pikk, ta oli päris kõrgelt on ja Sheldon oli undrafted. Coleman Sheldon nende center. Kevin Dotson ei olnud küll tema, nende draftitud, aga 4. round on ja Glendon, nende right tackle oli 5. raundi pikk. Eks neil pole Steve Avili on ainuke nagu high pikk vaata, see on sõge, kus sa talendi leidnud oled, vaata on draftitud päris hästi tegelikult. Ja no tegelikult see vist ongi ka vaata saladus, et või see nagu siuke trikk, et kui sa ründeliini draftid, vaata see oli Eaglesiga sama lugu, vaata, et kui sa leiad Jordan Mailata üles, vaata siis see teeb sul tiimi ehituse nii palju lihtsamaks, sest üldjuhul, kui ma ei tea, head tiimid, kellel QB on jõuavad kuskil sinna esimese raundi algus, sa pead mingi liinimehe võtma, sul ilmselt liin lekib, aga Rams, kui sa leiad kuskilt 5. raundist right tackle'id,
siis nii on lihtne ehitada. Jep, tõsi. Aga kuule, aitab küll, ka homsest Ramsist räägime. Ja mul üldse ei ole overreaction'id Ramsist ja ma arvan, et playoff'ist välja saaks päris sorry, me oleme juba hot take'id. Enne oli tore, kui Ülar ütles, et Milesi leping tehti ümber ja siis öeldi, et me ei teinud seda lepingut ümber, et teda treidida, siis Odell Beckham on tagasi NFL-is juhtumisi. Odell Beckham siis sainis New York Giantsiga, lepingu suurus pole üldse oluline, see on tilluka leping ja siis nad sainisid veel Braxton Berriosi ja Juju Smith-Schusteri. Kuna seal on vigastusi nii palju olnud, Gunnar Oslevski ja Malik Neighborsiga on veel mingi siuke veider olukord. Et nendest kolmest vist väga take ei ole, ma lihtsalt isiklik take on see, et mul on väga hea meel, et Odell Beckham NFL-is on. See on minu take selle olukorra kohta. Ja, see on vinge ja nagu meeskonna koha pealt Giantsi pool, et sul ei kaotada mitte midagi. Fännidel aitab kaasa kindlasti, nagu fännidel rohkem excitement'it, aga reaalselt, kas me saame loota, et tal üldse mingi production seal on olemas, see on väga, väga väike tõenäosus. Et ta lõppude lõpuks võib olla meie 3. receiver, I guess, on ja week 1 ta võib olla number 2 receiver, mida hästi paneb, sest et Darrell Mooney on number 1, on ja Neighbors suht kindlalt week 1 ei mängi maa, sest tal see softballi mängul ka vend lonkas ringi. Ma just tahtsin rääkida seda softballi mängust, sest see oli nagu katastroof kuubis seal, mingi Cams kätepoote backflip, Gunnar Oslevski, kes mingi 2 päeva varem tõmbas Ahilka ära, see oli karkudel seal vist mingi batting practice'it. Seal on ju kõik, mis valesti sai minna, või no mitte valesti sai minna, vaid nagu optiliselt kõik, mis sai valesti minna, läks. Jah, et Neighborsiga on huvitav, see on üks asi, mis me siin augustis peame kindlasti jälgima, et tal tehti teine operatsioon selle põlve puhastamiseks, et aga see ei tähenda, et ta ei ole hooaja teises pooles taga nagu väga heas vormis, aga lihtsalt see on, ma arvan, et see läheb rohkem aega, kui me eeldame. Braxton Berrios on siis Connor Oshevski asendus, et punt returner rohkem on ja returning vend ja Juju, naljakas oleks see, kui Juju beat out juba OBJ, et nagu selles mõttes Juju ja OBJ suure tõenäosusega mõlemad ei ole meeskonnas, et üksteist on vähemalt Jujul on ju veel see ka, et põhimõtteliselt teab seda rünnakut, vaata, nägi on ju seal, et Jujul on kogemus sellega, et ma lihtsalt kuskil, kui ta sainid või mingid esimesed trennid olid möödas, mul Twitteris jooks läbi, et Juju näeb hea välja, see on nagu make sense, sest ta on viimased mitu aastat olnud selles ründes põhimõtteliselt. Jah, see on hea point, jah. Aga jah, minnes Malik Neighborsi vigastusest, lähme korra edasi siin. Micah Parsons avaldas, et tal on veel, tegi veel meniski operatsiooni, et tal tundub, et Micah Parsons ei ole ka week 1 võib-olla valmis. Ei, kas ei öeldud, et ta alustab pupis, et ta on oktoobris ta alles. Just, et ta ei alusta aga George Kittle vähemalt usub, et ta saab alustada. Millal tal see Ahilka oli? Tal oli suht hooaja lõpus, on ju? Hooaja lõpus. Week 15 midagi sellest, jah. Jah. Et loodetavasti kaks, ma ei tea, Packers loodab väga, et Micah Parsons saaks võimalikult vara tagasi, et see trade näeks natukene parem välja. Ja see ju muideks Ahilkadest rääkides, see Aaron Rodgersil oli see kuulus Ahilka, Sonny Michelil oli alguses, vaata, kus ta kevadel läks ja hooaja lõpus mängis, kusjuures Giantsil vaata Roy Robertson Harris, meie number 1 D-tackle oleks pidanud olema, ta läks Ahilka nüüd siin 6 aega tagasi äkki või 2 nädalat ja Sean Harbaugh ütles välja otse, et me ootame, et ta on tagasi hooaja lõpuks. Nagu, mis on nagu sögem öelda, et nagu Ahilka vigastust, et oleme juba sellises kohas, kus me reaalselt ootame, jah, see uus metood, kuidas nad õmblevad seda kinni, see on tõesti nagu, sa saad kiiremini tagasi, sa ei ole muidugi nagu mingis väga vormis, aga see on lihtsalt huvitav, et nagu ma arvan, et Kittle'il, see on okei, aga lihtsalt see lend, see ei ole kõige parem asi. See ei tundu üldse hea, ta peab seal koridoris kuidagi selili olema või ma ei tea, nagu asjad, kus liigesed kangeks jäävad one-on-one, on pikad lennud ja pikad bussisõidud ja nagu Austraalia lend kuulub sinna. Jah, see pressure difference ja kõik asjad vaatad. Kas ta peab lendama week 9 äkki anname talle, et tule week 2 midagi, nad mängivad kodus äkki week 2 isegi. Aga Maikaga on huvitav see, et nagu see väidetavalt, ma kuskilt lugesin, ma ei tea, kas kui tõsi see on, aga see on väidetavalt Green Bay asi, et nad hoiavad sind vägisi 9 kuud vähemalt tagasi, kui sul on see teine ACL, mis Maikal on ju teine ACL vist. Vist oli, jah. Et mis on nagu tegelikult nagu meeskonna mõttes on nagu see on päris hea nagu reegel, et tõenäoliselt on parem, kui ta tuleb hiljem, mul just ju meeskonna kaaslasena, ma just rääkisin eelmises episoodis ka ju Daniel Luoma, meie Soome, meie tight end eelmine aasta, kelle läks ACL umbes samal ajal eelmine aasta juunis ja siis tal läks uuesti see sama ACL 3 nädalat tagasi. Et ja ta tuli nõks varem tagasi vaata, et nagu see on nagu ja nüüd suure tõenäosusega on tal karjäär läbi, et nagu see on nagu
kahju vaata. Et see on jah, eriti kui no, meil tiimi poolt või organisatsiooni poolt ongi, et kui sul on nii suur investeering mängijasse, kes peaks olema su nagu Super Bowli difference, siis pole mõtet teda kiirustada mingi kolmeks nädalaks varem kohale, kui ta taastuks nagu 100%. Eks San Francisco, ärge hakake Kittle'it push ima sinna, on ju. Kuigi ma ei tea, kui palju seal San Francisco otsustab, võib-olla George Kittle lihtsalt ütleb, ma mängin ja siis kõik on nagu, no okei, George. Ma nüüd täna ehitatud teistmoodi, vaata. Ja, täpselt. Üks mängija, kes tuleb kindlasti ära mainida, kes oli ka, või on ehitatud teistmoodi. Russell Wilson paneb siis oma mängija karjääri pausile ja läheb siis televisiooni CBS-i laua taha kuskile, et ma ei tea, siin tuleb vist lihtsalt küsida Oti arvamust, sest Russ tõenäoliselt sel hooajal NFL-i väljakul poleks väga suurt rolli mänginud, aga ütleme viimase 15 aasta ajaloos NFL-is on väga oluline nimi. Jah, nüüd on saanud neid, vaata kui me oleme pannud neid videosid, et mida ma vaataks, kui mul oleks mis iganes 22 mintsi elada või midagi, siis ma olen nüüd ikka neid Wilsoni need muun poole vaadanud siin ja nendest on päris ägedad compilationid tehtud ja täitsa pekkis, kui ilusti see vend viskas oma karjääri tipul neid feidena. Täiesti sõgelik, aga jah, kahju, et see karjääri lõpp tal niimoodi läks, mul on tõesti väga kahju sellest, aga ta läheb väga liigitub sinna samasse mustrisse, nagu olidki siin Michael Vickid ja see kõik need tegelikult dual threat quarterbackid, kes võib-olla on veits undersized, et päeva lõpuks lihtsalt sul üks sellest dual threati osast kaob ära ja siis juba on raske NFL-is, et sest ega ta ei olnud ju, kui sa oled ikkagi lühem kui teised, siis sul ei ole lihtne visata neid lühikese radu ja slänte ja värke ja põhimõtteliselt see olegi ühedimensiooniline, kui sa ise joosta ei saa, et ja ongi nagu läbi, et see lõpp tuli tal nagu väga kiiresti, aga samas nagu kusagilt vaatasin, tal oli minust vist ainuke quarterback, kellel on üle 5000, äkki oli 5500 jooksujaardi võib-olla ja 45 000 passing yard'i või midagi. Mitte keegi pole niisugust asja teinud. Selles suhtes nagu arvestades tema seda omamoodi keha ehitust, et ta oli ikkagi alla 6 feet'i ja mis numbrid ta päeva lõpuks kokku pani ja tegelikult 9 aastat oli ikkagi väga tummine ja see üks hooaeg jääb ikkagi alati meelde, kus meeskonnaedu võib-olla ei olnud see kõige ägedam, aga see, kus ta 38 touchdownist 37 ise või läbi tema tuli, see oli täiesti sõge hooaeg tegelikult ja ta oli vist see aasta MVP votingus ka teine äkki, kui ma ei eksi. Ei, tal pole ühtegi MVP, see oli nali. Ta ei saanud, jah. Tähendab, sorry, ta oli seal selles players vote'is oli teine. Jah. Top 100, aga see ei ole päris legitiimne asi, aga jah, ühesõnaga ikkagi jah, meenutad nagu väga hästi seda jah, Let Russ Cook aeg oli fun. Ma ei tea, ma ei tähistaks veel Russell Wilsoni karjääri lõppu, ma arvan. Ma ei tähistaks ka, ta küll tegi, vaata, ta ütles, et ta sainis ju lepingu CBS-iga, läheb siis analüütikuks, aga ta nagu ei ütlenud kordagi, et see on retirement, vaata. Jah, ma arvan, seal lepingus on ka klausel, et kui, ma ei tea, mingi sisesta tiim Colts helistab talle week 10, siis lähme. Ja ma arvan, et kui 3 mintsane video ei olnud nagu, ma ei taha siin neid retirement videosid siia panna, neid legendaarsid ala Peyton Manning oma, kus ta seal räägib kõik need linebackerid läbi, kelle vastu ta mängis ja ta tead, ta oli väga palju, et see 3 mintsane video oli kuidagi siuke ka nagu poolik töö või ma ei oska öelda, ei jätnud siukest mingit väga nagu sügavat muljet, et jah, ta kiitis nagu veits Seattle'it, aga nagu 3 mintsa, et seda karjääri kokku võtta on minu arust natuke vaja. Ja, et kui see päris retirement tuleb, siis tuleb pressikonverkast, sest ta on ju Seattle'i läbi aegade kõige parem quarterback. Jah. Tiimi legend, selles mõttes. Jah, nagu ta läheb 100% meeskonna Ring of Hall of Fame'i, arvatavasti Seahawksi Mount Rushmore'il on ja. Jah. Et selles suhtes nagu legend ja nagu see ei saa öelda, et nagu kas ta ühel päeval saab Hall of Fame'i NFL-is, võib-olla tõesti. Et nagu statistiliselt tal on nagu näitajad olemas, kui ta lõpetab praegu karjääri. Aga nagu, kas ta oli see üks parimaid quarterback sellel ajal? Pigem mitte. Aga see oli ka see ajastu, kus meil olid kõik Manningud on ja Roethlisbergerid. Ja siis tulid Mahomes'id ja Josh'id ja Lamarid tulid peale veel. Brady. Jah.
kui statistika lahti, et nagu midagi erilist siin ei ole nagu silma paistavat, vaata, aga soliidne olnud, et nagu kõik mängid on erinevad, nagu Ott ütles ka, vaata, et nagu see scrambling ability, mis tal oli, vaata, oli nagu päris hea, nagu seda vinge vaadata, see kuidas ta rukkina võttis Tavares Jacksonilt ja Matt Flynnilt selle töökoha ära, see oli nagu vinge asi, nagu siis ma ei mäletan, ma jälgisin seda räiget off-season'i, seda quarterback battle'it, et kuradi Matt Flynn sai roppu raha ja siis mingi rukki entiteedis põhenema Russell Wilson on starter. Ja noh, Russell on võib-olla see ka, et see, kuidas me nagu NFL-ist räägime selles nagu rookie contract quarterbacki arutelu põhimõtteliselt algas temast, vaata. Et Legion of Boom ehitati ju selle põhjal, et neil on rookie contractil QB ja nüüd see põhjus, miks me räägime, et näe, Patriotsil on aken, Bearsil on aken praegu, ma ei tea, et tiimid, kellel on see tegelikult mingil määral algas Russell Wilsonist, kes oli nii odava lepingu peal, et nad said hullult mängijad sisse tuua sellel ajal. Ja kui ma ausalt ütlen, siis ma arvan, et väga suur tõenäosus, miks Kyler Murray oli number 1 pick, oli ka tänu Russile. Väga sarnane joon selles mõttes, et mõlemad on ju MLB-s ka draftitud ja selles suhtes sarnane. Ja siis oli tegelikult Russ oma nii-öelda võimete tipul ka. Ja mis nagu võib-olla veel viimase asjana tema puhul nagu välja tuua on see, et vaadake, kui palju tal fourth quarter comeback on. See oli nagu see, et kui sa võib-olla teid counting stats'e ja neid mingeid üübermänge nagu ei teinud, mingi ala passing yard'e või midagi, aga tüüp võitis 35 mängu tagasi tulekust, see on sõge näitaja tema mõttes, et see, et ta suutis selle või midagi sinna kanti, et igatahes ta suutis nagu alati teha selle ühe play ära nagu siis, kui oli seda vaja. Okei, meil oli super kaitse, vaata, kes suutis meid kogu aeg mängus hoida, et vahet ei ole, kui ta isegi viskas selle Backersi vastu seal 4 inti meil ju konverentsi finaalis, aga päeva lõpuks ta viskas ka James selle Kersile selle pika palli jälle selle moonballi sinna lõppu ja me läksime jälle superbowlile, et selles suhtes see üks pall, mis talt tuli, see tuli alati 4. veerandil ära, et see on haige ja see juba väärib nagu seda, et see on mingi asi, mis on nagu, mida ainult nagu tema tegi ja mida tegi väga hästi. See MLB draft on üks huvitav asi. Russell Wilson draftitigi, kui ta high school'i lõpetas Baltimore Oriolesi poolt 5. pikina, siis ta läks college'isse tagasi ja siis 2010 ta läks uuesti MLB drafti, kus ta oli 4. raundis Colorado poolt. Väga veidi. Tal oli mingi üliimelik see, jah. Aga see Mahomes'il oli minu meelest samamoodi. Ma ei teadnud, et nad nagu tagasi saavad minna drafti niimoodi pärast high school'i. Jah, väidetavalt see vist käib jah nõnda. Minu arust lõpuks mängis üldse ka kuskil ja see oli üldse mingi täiesti kolmas tiim. New York Mets või Yankees, kumbki neist oli lõpuks? Yankeeses vist oli, jah. Yankeeses võib-olla tegi selle lihtsalt mingi visk. Ma ei tea, igatahes ma olen Yankeeses vormis näinud, aga noh, whatever. Sest AJ Brown tegelikult on ja Kylerit ja Kyler oli ju kõrge pikk täitsa. Räägime siis ühest legendaarsest quarterbackist veel, kes siis püstitas eelmine aasta completionite rekordi ja tegi hullemat sorti seeria. Arizona Cardinalsi quarterback Jacoby Brissett tuli minicampi, lähme edasi. Linebacker Josh Sweat või pass rusher Cardinalsi, kes oli siin kõvasti trade ruumorites, Adam Schefter Schefter või Rappaport või keegi üks neist väikestest tontidest, see ütles, et ei juhtu. Okei. Tore. Et see ei juhtu, aga Josh Sweatile vist ei meeldi, sest ta mandatory minicampis puudu, mille eest ta saab trahvi. Ehk siis ta on nõus raha ära andma, et mitte olla Cardinalsis, eks siis mis iganes kontrakti jama. See on nagu nii veider olukord, sest nagu sellest räägiti, et Sweat läheb, vaata mingi drafti ajal, Sweat läheb, läinud, Eagles, tehtud. Ja siis mingi nädal tagasi, äkki oli Rappaport, kirjutas see mingi, et kuule, et jaa, see kuulu jutt liigub nagu kulu tuli, aga seda ei juhtu, punkt. Okei, ei tea, kus sa selle info said. Umbes mingi see Arizona mingi fondiga oli see kirjutatud see tweet veel. Ja siis, aga üks asi, millest me oleme siin päris palju rääkinud, Brendan Sorsby, siis Texas Techi quarterback, kellel oli see bettingu skandaal. See paar päeva tagasi, eile üleeile tuli uudis, kui me siin lindistame, et NCAA lubab ta tagasi kooli, mida ausalt öeldes mina ei oodanud ja me oleme siin rääkinud, et siis ta läheb supplemental drafti, kus tõenäoliselt NFL paneb talle hooajaks bänni peale. Tundub, et kui sul on piisavalt head advokaadid, siis sa võid lihtsalt bettida ja edasi mängida. Jep, ja siis nagu NCAA, kes on siis nagu ülikooli jalka see nagu kes organiseerib kõik. Katusorganisatsioon. Jah, katusorganisatsioon, see on ja eriti praegu. Ütles, et ei, sa ei saa mängida see aasta, et sul ei ole eligibility't ja ka siis kohalik Texase kohtunik otsustas, et tal oli mental case issue, nagu mental health issue.
ehk siis, et ta panustas üle 1000 korra erinevate sportide peale, seal on mingi Rumeenia jalgpall ka sees, millest 40 korda ta panustas iseenda meeskonna peale, kui ta oli Indianas back-up quarterback, üle 90 tonni pani sinna panustamise alla, mis tal oli issue nagu 100%. Ja see ongi issue, see on kõik. Ma tahaks ka oma kaotatud petid tagasi saada, ma ei olnud ka mentaalselt õiges kohal. jah et see on lihtsalt naljakas, kuna ta on ju Texases ülikoolis ja Texase kohtunik lihtsalt nagu overrule'is NCAA, kes on see katmusorganisatsioon ja NCAA nüüd kaebab selle edasi kohtusse, aga mis praegu on situatsioon see, et väga suure tõenäosusega ta NFL ei tule see aasta, sest et NFL-i deadline supplemental draftiks on 22 juuni, mis on ju täna on 9, kui me lindistame, mis on siis ju 13 päeva kaugusel on ja kui selleks ajaks NCAA ei suuda midagi välja mõelda, siis tema mängib, vähemalt üritab mängida ja teiselt poolt me kõik teame, et kohtukeisid mõnikord ei liigu üldse kiiresti, et nagu see NCAA, see edasikaevamine võib alles arutusele tulla mingi järgmise aasta veebruarikuus, kus venda juba on paganam Indianapolises valmistub NFL Combine. Ma just hakkasin ka ütlema, et see on võib-olla lihtsalt asi, mida ta peab nagu mainima, kui Combine intervjuud tulevad, vaata umbes mingi, et et ma tegesin mingi rehabis, tegin mingi programmi läbi, ma enam seda ei tee, bla 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 ja siis unustame ära. Ja siis Vegases rehabis. Jumal ilus koht, aga lihtsalt see ongi nii naljaks, et me võiks tegelikult nagu sellest mingist bettingu asjast, me võimegi see tundide kaupa rääkima jäädavad, et mis nagu NCAA reegel versus NFL peaks olema, aga selliste case'idega lihtsalt ongi see, et me peame ootama ära lihtsalt, mis lahendus on. Ja mis spordis üldse, sest nagu, kui sa mõtled loogiliselt nagu, kui me saaksime pihta, et nagu vennad saavad panustada ise tulemuste peale ja see on skriptitud, vaata, siis see sport kaotab spordi ära, siis see ei ole enam sport, vaata, see on entertainment, vaata, see on WWE, et nagu see on üks asi, mida me ei saa lubada mängijatel panustada, kuigi jah, kui sa kuuled nende mafioosode lugusi ja värki, 100% nagu NBA-s ja NFL-is on kohtunikud, kellele on makstud, et nad muudaks, üritaks muuta mängu tulemust, on ju, Tim Donohue, on ju. Aga kohtunikega on ka nagu teist moodi see asi, vaata kuidagi, et mängijad on nagu, nad ongi väljakul. Jah, nad on produkt, vaata. Just. Et see on üks asi, millega me ei tohi mängida, sellepärast see on väga must ja valge ja sellepärast see on nii fucking üllatav, et nagu Texase mingi kohtunik nagu otsustas, et kuule, see ei ole üldse nii hull, et ta saab 2 mängulise mängukeelu praeguse seisu. Ja siis huvitav, kas see kohtunik käis ise Texas Techis või kui ta käis Texas ülikoolis, siis Brandon Sorby oleks karjääri lõpetanud praegu. Õnneks oli Houstonis vist, kui näeks, et ei olnud täpselt Texas Tech, aga Texases küll, jah. Kes kellele maksis siin, on ju? Boosterid. Huvitav edu, huvitav maailm, ütleme nii. Ülikooli foot on ikka väga mitte ainult foot, Kossus on ju kuradi juba vennatuvad Euroliigast ülikooli praegu mängima nagu. Käivad kolledžis, lähevad Euroliigasse tood tagasi. LSU satsi keskmine vanus starting 5-il on kõrgem kui San Antonio Spursil täna. San Antonio Spurs mängib NBA finaali. Green Bay keskmine vanus oli mingi aasta vanem kui Indiana minu arust see aasta. Mina lõppenud hooajal. Ja nagu see NCAA, neil ei ole reeglid, sellepärast NCAA just eelmine nädal ütles välja, et nagu meil on vaja USA nagu parlamendi või governmentil on vaja, meil on abi vaja, et mingisugused reeglid panna paika, sest praegu see on lihtsalt Wild West ja sest et just Pete Hamill on see insider, kes räägib ESPNis on college footballi pealt, mingi college'i coach, nagu suure nime coach kirjutas talle peale seda uudis, mis tuli eile välja, et aga mis siis mind keelab NFL-is venda fine'ida endale college'isse tagasi? Pärast, et need Euroliiga vennad, kes läksid, need on NBA draftis valitud ju. Jaa, ongi, Summer League'st mängid ju. Täiesti kuvalised vennad, nad on nagu NBA draftis legit valitud, nad on nagu oma aasta top 60 legit valikud. See on vagin haigest. Ja sama asi, võtta nagu Veesaar on ju, valitakse teise raundi alguses, ütleme ära. Ja peale Summer League'at ütleb, kurat, mul ei lähegi nii hästi, ma olen tagasi UNC-s või mis iganes. Ja siis Nick Saban eelmine nädal käis ka kuskil kohtus rääkimas, et NIL on elu ära rikkunud, meie ajal ei tehtud nii ja siis tulevad pildid oli, kus Derrick Henry sõitis mingi kuradi Dodge Challengeriga 18-aastaselt, see on nagu mingi davai. Okei, Nick, rahun maha. Näete seda LeBron James'i seda Hummeri jama, vend oli kord juba keskkooli. Ja täpselt, vend Hummeriga ringi mingi 16-aastaselt, et okei, elas kuskil mingi paneelkas. Clevelandi äärelinna paneelkas kuskil. Nagu jah. Okei, Nick Saban. Jaa, see on väike uudiste round-up. Neil Deal oli küll vale asi, jah, muidugi.
aga jah, kuna me mõtlesime, et midagi või no siuke nagu mingi tore arutelu võiks ka olla ja noh, selline nagu juuni algus ka, et no midagi nagu põhjapanevat ei taha olla, et noh, et sa paned mingite OTA-de pealt, siis me teeme täna siukse asja. Ma ei tea, kuidas me seda kutsume, kas me kutsume neid ülereaktsioonideks või liialdusteks või hot take ideks või mis me öelda tahame, aga me kõik me ütlesime, et me toome kõik 5, vaatame palju, mul on paar tükki rohkem tegelikult. Ja siis vaatame, aga me teeme niimoodi, et sa viskad oma take'i ja siis teised hindavad, kas see on hot, kas see on piisavalt hot või ei ole. Kas see on overreaction või nagu, kas see on nagu ülereaktsioon või on see nagu reaalne? Niipidi hoopis või? Niimoodi, see on sama asi ju. Ja see on sama asi, jah. Jah, see on sama. Minu arust on jah, et kas see on liiga pehme ennustus või ei ole, noh, selles mõttes. Või kas see on reaalne või on see nagu, that's bullshit. Kas keegi tahab alustada? Ma alustame sellest, millele ma ükskord ära viskasin. Meil on Ott, okei. Ma viskasin selle juba tegelikult mingi 6 aega tagasi või? Ma kuulsin seda kuskilt podcast'i, aga minu meelest jumala huvitav take. Kyler Murray on NFC Northi parim quarterback. Kas see on nagu hot take või ei ole? Sest et sa siis võrdled suur tõenäoliselt Kyler Murray või noh. NFC parim quarterback või? NFC Northi. Nordi või? Divisioni. Ehk siis sul on Jared Goff seal, sul on Caleb Williams ja sul on Jordan Love seal. Mul on ka tegelikult mul on ka Kaileriga kusjuures. Meil on sama raus, meil on sama. Ma arvan, meil on sarnane, aga ma mõtlesin just see vaata, et kuidas sa defineerid, et ta on parem, vaata, mida, noh, ma saan aru, et seda on väga raske ja see teebki selle vaata keeruliseks. Aga mina ütleks ei. Aga ma arvan, et see on piisavalt hot take. Selles mõttes. Jaa, ei, see on valid. Ja hot take, aga minu arust on kõik suht ühe pulga peal. Nad on kõik suht ühe pulga peal minu jaoks, sest et Jared Goff saab liiga palju heiti, minu arust on tegelikult sitaks ja Jordan Love saab liiga palju laavi, sest tal on siuke perekond nimi. Caleb Williams on Maddeni kaanel, ma arvan, see juba keerab tal selle hooaja perse ja et selles suhtes on vägagi võimalik. Et ma arvan, nad on tegelikult, eriti sellel hooajal nad on ma arvan vägagi siuke, et nad on omaette tiir, nagu tulebki see NFC North nagu, et mis ei pruugi üldse halb koht olla, kus olla nagu, selles mõttes. Kas te seda nägite, kui JJ McCarthy't küsiti või mõlemalt neid küsiti, et kuule, kuidas teil olukord on, siis Kyler paab mingi maailma kõige professionaalsema vastus umbes mingi, et ma olen siin veteran, kuigi ma ise ei tunne veteranina, et noh, ma proovin nagu, et nii palju kui JJ küsib, ma nii palju aitan kõik see. Ja siis küsiti JJ McCarthy't ja siis ta ütles, et ei no see on nagu see olukord, kui 2 tüüpi on ühes klassiruumis erineval pool klassi, mida? Mis sa ajad? See ütles kohe ära, kui ma starter vaatan. Reaalselt jah. Ja siis ka kuskil Kevin O'Connell mingi kogemata umbes ütles, et JJ ei ole kapten ja mingi süke värk. Ja former, no captain, jah. Ja just, ja ütles, et endine või tähendab. Aga lihtsalt Kyleriga on see, siin on projection sees, et eelmine aasta ta ei mänginud selle vääriliselt, nagu see algus, mis tal oli ja siis ta põhimõtteliselt bench'iti vigastuse taha pandi see bench'imine. Aga Kevin O'Connell on teinud imesi nende quarterbackidega, et nagu see on see asi, mida nagu ta väga quarterback friendly rünne ja olgem ausad, nagu talenti seal ründes ka on, vaata. Aga minu arust, Caleb Williams on tõesti nagu veits on nagu ta on, aga tal on potentsiaali olla selle aasta lõpuks top 5 quarterback minu arust. Sest ta nagu, kui ta suudab selle 5 jaardi Audi visata stabiilselt ära, siis see vend juba on top 5 quarterback. Ei nagu Caleb'il on piisavalt hype, et ta võiks olla mingis kuradi MVP vestluses täiesti vabalt. Keha kuju poolest nagu mitte kohe 110%, aga ma tahaks väga palju paralleele tuua Russell Wilsoniga, et Caleb Williams on täpselt sama case, et tal on see üks vise on alati kehas olemas, et visata see mingi täiesti debiilne asi mingi kuradi maaga paralleelselt ja siis taha nurka täpselt kellelegi sinna corner route'i idekasse pocketisse, nagu ta viskas see aasta mitu korda, vaata. Tal on see fourth quarter comeback on tal nii sees ja ta see aasta näitas aga seda, aga jällegi tal on nagu see, et selle mängu counting stats võib tal olla täielik sea sitta. Ja kohati nagu lihtsalt viskad jälle, aga kas see on ülereaktsioon või mitte või? Mis me arvame? Minu jaoks ei ole. Minu arust on ülereaktsioon. Minu arust ka ei ole, see nagu võib juhtuda täiesti vabalt tegelikult. Ja aga ühesõnaga ei ole siis, jah? Kaarel Leet peab siin sekkuma siinkohal. Ja seda me näeme, mis sealt tuleb.
ei, mina olen, ma ei tea miks, aga ma olen salaja kogu aeg mõelnud, et millal see Kyler Murray see hea hooaeg tuleb, võib-olla okei, aga siis me ütleme, et see ei ole overreaction, davai? Ei. Ma panen enda oma ka lauale, ma ütlen Kyler Murray on comeback player of the year, aga ma ei tea, kas see läheb umbes samasse auku, ma ei tahtnud offensive player. See ei ole minu jaoks overreaction. See ei ole overreaction, see on nagu quarterback friendly, ta ei pea olema selles divisioni parim quarterback, et olla vaata comeback player of the year. See on tõsi. Aga ma ütlen enda oma käest ära juba. Minu oma see, et Kyler Murray paneb üle 5000 jaardi. See on. Nii palju Kyler Murray't. See on. Ei, aga nüüd, ei, alguses võtti teha, mida fuck ivad üle 5000 jaardi, ega ta mingi James Winston ei ole, eks ole. Aga see on total yards, ma mõtlesin selle peale, esiteks. Aga see on ikkagi palju. See on palju. See on palju, jah. Sest ma tean nagu seda, nagu kui Kyler ei saa vigastada, mis on tegelikult üsna suur kui täna, aga kui Kyler ei saa vigastada, siis ma olen üsnagi kindel, et siuke 6-5 mängu tulevad nagu eliittasemel, eliitstatistikaga reaalselt nagu väga tummised näitajad Kyleri poolt, nagu kindlasti. Sest et Kyler pole kunagi üle 4000. Ei ole üle 4000 kunagi pannud, jah. Seepärast ma mõtlesin, kas ma üle 4000 nagu oleks olnud mõttetu panna. 4500 ma mõtlesin ka, et võib-olla liiga safe, siis ma viskasin lihtsalt grilli peale otsa selle asja. Ja panin 5. Aga minu ütleks, et see on overreaction. See on overreaction. Aga see oleks väga lahe too. Sest et O'Connelliga ma tean, et 5 mängu O'Connell suudab mis iganes quarterback'ist tuua nagu eliitstatistikat ja eliitjarde. Aga nagu nüüd ongi see case, et kas ta suudab siis. Kui Minnesota alustab mingi 3-0 ja Kyler mängib hästi, siis me kuuleme teike, mida me ei ole varem kuulnud. Siis tuleb see vinu teik. COVID-i aastal Kyleril oli kokku 4800 jardi kokku. See oli see, kui ta MVP jah, see oli selle ju korradi selle Hopkinsi catch vaata. Deandrega. Just. No nii, siis ei ole väga hull. Ma arvan, et need Vietnami kanalid korjavad selle pärast Weeks X üles selle koha, kes me kuulavad. Ja. Vietnam, shout out Vietnam. Ei, davai Ott, mis su järgmine hot take on? Või reaktsioon? Minu tegelikult esimene hot take ja ma kuskile meie selline chati panin selle kirja ka vist ja ma mingi aeg vist teikasin selle välja ka, aga ilmselgelt see on hiljutine, aga minu hot take on see, et Miles Garrett pluss Aaron Donald, ehk siis täna ma ütlen pluss Aaron Donald, me ei tea, kas ta mängib või mitte, nad saavad kokku alla 10 säki see hooaeg 2 peale. Jah, see on overreaction. Jah. Kui see vigastust ei ole, siis Miles Garrettile kukub 10 säkki täis. Ja kui nad koos väljakul on 17 mängu, siis see on 35 säkki. Seda ma ise panustan, minu esimene panus siin on see, et Aaron Donald ikkagi tule tagasi, siis ta ei tee. See on kõige olulisem osa sellest. Kui ta tagasi tuleb, siis ma ei tea, Miles Garrett, et minimaalselt 6 säkkid ja see ei ole nagu väga keeruline. Ja siis tuleb välja, lõpuks on Miles Garrettil 9,5 säkki vaja lõpuks. Mis on ka reaalne. Ja siis tuleb ära Donald 9 mängust tagasi, teeb pool. Siis nad teevad koos pool. Selleks, et minna minu see take ära lõhkuda. Aga ei, ma seisan oma selle järgi. Ma ei tea miks, aga ma ei looda, et keegi saab vigastada. Ma ei tahaks, et see kunagi juhtuks niimoodi, aga nagu ma ei tea miks, aga äkki kuidagi, ma kardan Cardinalsi siin väga, et nad juba Cardinalsi vastu üksi võtab 8 ja siis on nagu kogu üle divisionil ja konverentsil ja liigal on raske neid 2 tagasi hoida, aga jah, see on minu niisugune. Ma toon enda oma ka lauale siis, vaata. Ma ei osanud seda kuidagi raamistada, ma ütlen, et Emeka Egbuka on sel hooajal fantasy wide receiver 1. Ma arvan, et ta võib teha, ma mõtlesin, kas ta on receiving yards leader, kas ta on mingi triple crowni vend. Ma arvan, et see tuleb jõhker liip ja ta on seda kätsi nägite OTA-delt või? Nägin küll, jah. See oli päris jõhker. Ta on nagu, kõik on lahtine tema jaoks, vaat selles mõttes, et Evans läks minema, Godwin, on kes ta on, et mingid Macmillanid seal taga ilmselgelt ei võtta seda tööd ära. Ma arvan, terve käib läbi Emeka Egbuka, ma arvan, see on mingi 1500 jardi ja 10 touchdowni vähemalt. Fantasy on triki, sest et seal on vaata nii palju kõik PPR-id. Aga loeme mitte PPR, mul pohhui, vahet ei ole. Kõikides fantasitest on igal pool, number 1 või?
kuigi esimene asi, mis mul selle pealt pähe toob, on see, et Jamar Chase on olemas, aga noh, ammis on. Ta on jah. jah, Puka on ka olemas, kui ta on väljakul. Ei, Pukat ei ole olemas veel täna. JSN on ka olemas, hoite ära unusta. Ei, seda ma oleks taga taskust võtnud, kui. Ma arvan, number 1 on palju öelda, nagu see on ülereaktsioon. No, aga kuum on see teik küll, ma mõtlen korra. Ma arvan, et see ei ole isegi võimatu ja seepärast, et Baker ju, neil on Baker ikkagi olemas ja Bakeril on Bogen heas mõttes. No hooaja lõpp läks väga aia taha neil kahel, vaata. Jaa. Meika oli vigane ka muidugi. Jaa. Ei, selles mõttes nagu, see ei ole võimatu, on ju, aga ma ei tea, nagu kui sa praegu panustad, siis pigem mitte. Jah. Neil on, mis nagu hästi nende kahjuks räägib ka see, et neil ei ole mingit nagu vaata, kui JSN meile see tegi, siis meil oli Clint Kubiak tuli meile just OC-ks ja ta tuli nagu väga hea plaaniga, kuidas üks mängija lihtsalt saabki volüümi nagu väga efektiivselt volüümi ära kasutatud. Ma kardan, et seal on nagu lisaks sellele, et sul Baker, kellel on savi, Emeka peab olema väga hea, aga sul peab olema ka tegelikult skeem väga hea, sest kui sul on üks väga-väga hea receiver, siis no kaitsetel on väga lihtne seda suva nagu skeemidega. Neil on uus OC jälle, on ju. Ma just hakkasin ka vaatama, kas see oli Zach Robinson või? Zach Robinson äkki oli see või? Jah, tuli jah, Zach Robinson läks sinna, jah, see õigus. Mis, no jah, seal sõltub nagu jooksjate olukorrast ka, mul üks take, mida ma siin kaalusin, oli see, et Bucky Irving on elus, oleks hot take, aga ma ei tea. See on nii muresta pärast ikka oma tainast. Ma räägin, ei no mitte ainult tainast pärast, ma muretsen inimesena pärast, see mingi kuradi ruumorid tulevad välja, et ta on mingi, ma ei tea, kukkus tõukerattaga ja kuskilt sillalt alla ja nüüd me ei leia teda üles, on mingi täiesti haigena. Okei. See ei ole läks tegelikult, aga. Ülar, anna oma järgmine. See on siuke, ma ei tea, võib-olla see on imelik, aga vahet pole. Kõik 4 meeskonda, kes olid eelmine aasta Conference Championshipil, ei ole Superbowlil see aasta. Seattle, Rams, Bill, Broncos. Jah, sorry. Pole Superbowli tiimid. Jah. Mul on AFC poolel lebo minu mõnest. Ma võin, kas ma võin enda siia juurde lisada või? Sul on jälle risti vastu vedi vahelda. Patriots ei jõua play-off'i. Minu meelest ei ole hot take, minu meelest ei ole overreaction. Ma panin selle kirja, see kõlab overreaction ja nüüd nad olid Superbowli tiim, vaata. Mu hot take oleks võinud olla. Kas ma panin siis oma järgmise take'i ka siin või? Minu hot take selle hot take'i peale oleks olnud see, et Ülari reaktsioon on täpselt see, mil ma oleks selle ennustanud sõna-sõnalt ära. See ei ole overreaction, see on reaalsus. Ei, ma ei ütle, et nad ei jõua, aga nagu see oli üllatus, kui nad ei jõua. Vaata. Ei, see on tõsi, ma panin talle kirja. Ma panin ta kirja, ma mõtlesin, et see on jube teiks, ma lugesin seda, mõtlesin, Josh Allen on olemas. Aga noh, see minu omal on see Seattle ja Rams on need, mis teevad selle asja keeruliseks. Ja just eriti, kuna me rääkisime, et Rams on nagu põhimõtteliselt nagu EOS Superbowli favoriit. Jah. Aga AFC poole pealt on selles suhtes lihtne, sul on meeskonnad, kes peaksid olema paremad, kes on tavaliselt seal olnud Bills, Chiefs on ju Ravens või siis isegi pane Burrow sinna koos Bengalsiga. Et nagu AFC poole, aga kes NFC poole pealt tegelikult on parem kui Rams ja Seattle on ju. Et nagu see ei ole nii lihtne mõelda. Ega divisionist välja ei olegi mõtet mõelda. Kas ta paneb mingi Eaglesi või kellegi siis pigem mitte. Sa pead väga uskuma, kas Eaglesisse või Dallasesse umbes või Green Bay. Või NFC Nordist võib-olla tuleb keegi on ju. No NFC Nordi, vaata, play-offidis ikkagi see üks mäng ja ma ma ausalt ütlen, ma ei näe nagu, ma ei välista, et Bears võiks kedagi võita, vaata. Just sellepärast, et mida Caleb tegi ka Ramsi vastu tegid eelmine aasta, et ongi see üks vise ja ongi Bearsis, vaata. Et Bearsi kaitse on piisavalt okei ja nagu selles mõttes jah, aga sa pead need mõlemad vaata ära kottima. Et see on natuke tall task. Selle Seattle ja Ramsi pealt, kurat see... Aga seal on see asi, nad võivad väga tõenäoliselt ise kokku minna play-offis, et nad nokivad ühe maha. Ja konverentsi finaalis ja siis on natuke lappes selle. Ei, aga siis läheb pihta, kui see konverentsi finaalis, vaata. Jaa, üks neist saab ju edasi. Ei, ta võivad division roundis kokku minna, vaata, kui üks on 1 ja 5. Division roundis, aga kui konverentsi finaalis saavad, siis on nendeks. Siis on lõhki. Ei, see ei ole väga ebareaalne. See ei ole ebareaalne minu arust. Ei, minu arust ka mitte, jah. See on vägagi nagu kuum selles mõttes, et
ma arvan nagu praegu juuni alguses ma arvan, me loeme selle kuumaks ära küll. Oota, aga kuum ei ole ju ülereaktsioon ju, vastupidi peaks olema. Üks ülereaktsiooni ja kuum ei saa koos olla ju. Minu loogika järgi ei saa, vaata. Ma ei saa üldse arvanud. Ma ka ei saa aru, mina mõtlesin seda overreactionina, vaata nagu. Kas see on overreaction, vaata? Vaata, kas see on see nagu mis on nagu, see on nagu naljaga pooleks, vaata? Jah. Jah, ehk siis see ei ole, vaata, kuum on see, mis on naljaga. Vaata, või nagu mis on nagu ebareaalne minu jaoks. Okei. See on reaalne. Mina just võtsin, et kuum on siis, kui ta on lähedal tõele, aga ta on, ma ei tea. Ei, minu meelest, vaata, puka on nagu idekas hot take, aga nagu see ei ole reaalne, vaata. Nagu see... Okei. No mina mõtlesin niimoodi seda. Ma panen overreaction ja proovin. Ei, see ei ole overreaction, seda me ju... see ei ole overreaction. Jah, nagu see, et nagu te ütlesite, Kyler Murray ei ole, on see ei ole overreaction ka, vaata. Okei, sobib. Üle 5000 või? Ei, see oli hot take ja ehk siis see on overreaction, vaata. Hot take ja overreaction on nagu sama, vaata, minu meelest. Jah. Okei. Siis ma olen samas paadis ikkagi, okei, ma sain sellest tegist valesti ära, okei, davai. Siis niimoodi, et see ei ole nagu overreaction, vaata. Ja siis see on sama asi, jah. Jah. Aga Patriot siis? Jah, selle vaatame ka ära. Patriots jõuab play-offi, kas see on... Minu meelest see ei ole väga üllatav nagu. No sinu jaoks, Nagu... Mina arvan, et see on täiesti reaalne, sest AFC on tugevam see aasta. Ja ma ei ole kindel, kas Patriots on. Ma arvan, et asi ei ole, jah. Kusjuures ma arvan, et see asi võib veel nagu selles mõttes, ma ei oleks väga üllatunud, kui Stephon Diggs sinna tagasi läheb ja siis, aga nagu jah, see põhiteema on jah selles, et AFC üldiselt nagu väga underperformis eelmine aeg, mida me peame ka kindlasti arvesse võtma ja AFC underperformis väga tummiselt ka Patriotsi vastu, eriti just ründas. Ja me võime siiamaani selle schedule'i siia visata iga kord vaata, mingi schedule'i eelmine aasta oli vaata. Ei, ma ütleks ka, et see nagu ei ole ülereaktsioon, see ei ole nagu väga hot take selles mõttes. Kas sa tahad, muidu ma tean, otsib, et kohe ära minna, mul läheb kohe üks kokku selle sama eelmisega tegelikult, aga see on pikem, topik natuke. See on see pikk jutt. Ei, nüüd sa pead selle panema juba teele. Ehk siis see, et viimase 10 aasta jooksul 5,8 meeskond on iga aasta uus, vaata keskmiselt play-offis. Ehk siis minu on see, et üle poolt eelmise aasta meeskondadest langevad, ei saa play-offi see aasta. Play-offi meeskondadest. Ehk siis 7 tiimi vahetuvad vähemalt. Ütleme 7 ja ütleme, et nagu pooled vahetuvad. Ehk siis ma võin ette lugeda, kes eelmine aasta play-offis said. AFC poole pealt oli Broncos, Patriot, Jaguars, Steelers, Texans, Bills, Chargers. NFC poole pealt oli Seahawks, Bears, Eagles, Panthers, Rams, 49ers ja Packers, viimane. Ja keskmiselt on 5,8. 5,8 on keskmiselt viimase 10 aastaga, aga no siin on vaata muud on see, kui pooled vahetuvad. Jah, pooled tiimid vahetuvad. Ehk siis 7, kes said, et nagu kui me võtame selle 14 meeskond ette, minu meelest Panthers on üks suur kandidaat, kes ei saa. No kui me hakkame, teeme selle trilli läbi, vaata on ju. Panthers on, kes ei saa. Eagles. Tallas või Commanders näiteks on ju. Või siis kuradi Giants, mida kõik üritavad haipida, aga ma arvan, see Giantsi haip on pupias. ma valmistasin ka ühte, aga ma ei taha liiga kibestunud kõlada. Samas vaata, NFC Eestis ju üliammu võitis keegi 2 aastat järjest, ma ei usu, et see 3. aasta järjest juhtub ja mulle nagu natuke jälle tundub, et NFC Eestis mahub üks sats sisse. Juba sellepärast Eagles. Jah, et see juba sellepärast Eagles prolli ei saa, jah. Aga Okei, tagasi. Aga no Rams Seahawks suht kindlalt, kui seal midagi katastroofist juhtu, nad saavad, aga ma arvan 3 ei saa see aasta. Ma arvan, me lihtsalt see konkurents divisioni siseselt on liiga karm ja see sööb lihtsalt neid võite ära. Jah, sest minul on nagu 2 meeskonda, keda ma arvan, kes siia sisse saaksid NFC poole võtta, Lions ja Saints. Sellest divisionist, ma pigem võtaks Saintsi kui Bucksi näiteks. Saints on tegelikult aga noh, see on wide open, aga see on praegu ka. Ja tegelikult sõltub, kuidas sa seda divisioni usud. Jah, sa võid Falconsi võtta ka sealt. Aga nagu Bears võib sammu tagasi võtta. Ja Lions võib üles astuda, Minnesota võib üles astuda. Samas, ma pigem ütleks, Packers võib tagasi võtta. Nord võib väga vahelt flippida, aga ma arvan ka, et Packers pigem kukub kui Bears miski pärast. Ja 49ers?
jaa. mina ei tea. kuigi nad said nende vigasuste hunnikutega ilma talenditest play-off'i. aga 49ersil on neid hooaegu küll, kus nad lihtsalt kuigi neil eelmine aasta oli justkui see vigastushooaeg ära, aga ma loodan nagu meie 49ersi fännide pärast, et seda nagu, et 2 aastat järjest sükest õnnet hunnikut ei oleks, aga Nad on harjunud. Aga kuidagi nagu jah, neil vaata ikkagi viskab sisse selle ühe hooaja, kus saab 6 võitu vaata. Et nagu lihtsalt kõik laguneb ja ütleme nii, et need täiendused, kes on juurde võnd, siin Mike Evansid ei ole ka viimasel ajal raudmehed olnud. jah. Aga me saime praegu umbes 4, eks ju. No 4 on stretchiga, pigem on 3. Jah, ütleme 3, ma võtame AFC ka korra. AFC's, no ütleme Patriots on jah? No ütleme. Steelers ma eeldan on päris suur variant. Kui vaadata lihtsalt, kes jäid play-offi joone alla, siis seal on Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals ja Kansas City Chiefs. Jah, ma eeldaks, et nad kõik 3 saavad sisse see aasta. Jah, kelle asemel mis tähendab 3, mis tähendab juba 6 meeskonda, on ju. Jah. Ja mina arvan Broncos. Ja AFC South'ist ei saa 3 meeskonda play-offi. Aga nüüd oli 2 ikkagi lõpuks. Colts kukus ära, jah. Jags oli, jah. Jags oli ju one seed'i peal mingi nädal enne hooaja lõppu. Ma arvan, miskipärast Jags on uus Panthers ja nad hakkavadki niimoodi käima, et üks hooaeg on tugeva play-offi tiimid järgmine on under 500. Ma ei tea, kas Texansit usaldan ka, kuigi see kaitse on super, aga mis on ründes? Ma arvan, Texans meelitab ennast ära. Kuule, Broncos. Jaa. Jaa, aga kurat, Chargers oli ka muidugi. Chargers ja Broncos mõlemad. Kurat, see AFC West võib ilgeks kaktuseks minna muidugi selles mõttes nende 3 vahel. Ja no selles mõttes, ega Chiefs ka ei ole nii hea tegelikult, kui vaatad, neil on ka väga palju probleeme praegu. Võrreldes Denveri ja Chargersiga suht võrreldes tegelikult. Minu arust see 7 on ikka kurdi raske leida tegelikult. 7 on keeruline jah, et on jah, ma ise vaatasin. Mina ütlen, see on pigem overreaction. Pigem on, ma just võtsin ka, et nagu, mis pidi ta nüüd öelda. Mina tahaks öelda, kui NFC-st AFC-st peaks rohkem tulema ja ühest konverentsist 4 on tegelikult ikka palju ju. Nagu selles mõttes, et nagu sul enamus aga kuule, olgem ausad, NFC poole pealt peale Seahawksi ja Ramsi võivad ju kõik vahetuda. Ja ma just ise mõtlesin sama enne. No isegi nemad võivad vahetuda, kui vigastused on ka veel olemas ja kõigast muud. Ja sest üks meeskond on kindlasti vaata, kes kukub vigastustega ära vaata. Ja, see on alati, see on ikkagi NFL jah. Aga oota, Ott, ma viskan sulle ühe hot take'i veel või no praegu mõtlesin. Kuule, kui sa mõtled Seahawksi? Kes sul peale JSN-i seal on alles nagu ründe poole, et kaitse on okei, kaitsest pärast ma ei mõned, Mac McDonald teeb päris head tööd seal, aga lihtsalt nagu kes me usaldame Sam Darnoldit nagu jätkama samal tasemel, Kenneth Walkerit pole, Charbonnet tuleb ACL-i pealt. Meil oli number 1 points per liig kaitse. Mike teeb päris head tööd seal. Aga 17 punni mängust ei pruugi aidata, kui sa rünnet teed 14 punni mängust. Kui sa ise ei skoori 17. Et nagu selles ma hakkasin mõtlema, et nagu sul on ju ründes receiver'i koha peal, Cooper Cup on alles on ju, Troy Hortonit sa ootad uut sammu edasi on ju, AJ Barner on okei olnud, midagi erilist, ründeliin on okei olnud, aga sul on ründes unnik okeid ja JSN vaata. Eelmine aasta toimis on, mis iganes valemiga ta toimis on ju. AJ Barneriga mul tuleb teik ka, aga see... Ma tahan lihtsalt seda öelda, et me olime eelmine aasta kõige rohkem palli kaotav tiim ja me võitsime 14 mängu põhjavahel, just saying. No täpselt, aga see ju, see pigem näitab seda, et see fluke, kui see on dominatsioon. Ei, me olime juba kaitses sitad, vaata. Ülar, kas see läheb su sinna nagu play-offi ära kukku või et tiim ei jõua play-offi või see Seattle on nagu eraldi? Ei, ma mõtlesin seda enne, ma üldse ei pannud tegelikult üldse kirjagi seda. Huvitav seda, mul on minu teik, okei, ma võin selle teigi öelda. Seahawks on sama tüüpi meeskond oli nagu 2011 Giants, 2012 Ravens, kes ei saanud play-offigi peale Superbowli võitu, kes ei ole nagu, minu arust ei ole nagu meeskond, kellel on dynasty vaata tulemas. Nagu, et nagu, vaata, see oli pigem nagu üllatus, et nad võitsid, vaata, kui sul oli AFC-s oli down year, vaata ja niimoodi, on ju. Aga mis, see on fucking NFL, on ju. Ülar kutsus just Sam Darnoldit Alexander Zvereviks. Nagu, kui suur erinevus on Joe Flacco ja Sam Darnoldil? Ja Eli Manningul. Ja Eli Manningul. Nad on kõik täpselt sama näguga, see on kõik hullem. Ei, kuule, mine perse, sa ei saa Sam Darnoldit Eli Manningu samast. Meie perse, sa ei saa Joe Flacco't.
Joe Flacco'l oli 1 aasta . Eli'l oli 1,5. ei olnud , tal oli 2 eliithooaega , tal oli 2 Superbowli MVP-d ka . oi kui hea teik , see on hea teik . oi , mulle meeldib . minu meelest on see lihtsalt , see teik on võib-olla see , et Seattle Seahawks oli pigem meeskond nagu , kes nagu seda tüüpi meeskond või 2017 Eagles näiteks . vaata , kes ei ole nagu ja kes ei pruugi olla nagu , keda me ei oota , kes võidab järgmine aasta , vaata . okei , see mulle meeldib see koht vaata , et siis mul ongi täpselt see , et mul ei ole võidupinget nagu , saab rahulikult panna . et Mike Matt tegi päris head tööd . kõige parem . keegi ostab sulle meeskonna ära , keegi ei pane isegi tähele , vaata . sul oli tiim palli kaotustes esimene nagu , mida ise tegid ja siis olid ikka PPR-is esimene kaitses ja sa tegid suht head tööd kaitses , see on päris hästi öeldud . aga . ja on ju suht hea kaitse ju . nagu puht nagu on ju suht hea kaitse . suht hea kaitse ju . et ma ei tea , kas NFL võtab üldse Big Six'id sisse või ta võtab välja nende kaitse , minu meelest võtab sisse need . nagu points per game või ? jah . see pole vist kõige parem jah , mõõdik . Läheb küll jah . nii-öelda . minu meelest läheb sisse , aga ma ei tea , kui palju oli üldse Big Six . meil ei olnud väga palju neid . minu meelest ka ei olnud väga palju , aga noh , see on lihtsalt huvitav mõte , aga see ei ole mul isegi kirjas . ei , tegelikult see nagu point küll , et nagu , et noh , ütleme noh , jälle mitte , et nagu Seahawksil nagu tingimata liiga teha , aga noh , see nagu selles mõttes , et seda võib pidada fluukaastaks , sest sellepärast , et noh , päris palju juhtus , mida tõenäoliselt nagu iga aasta ei juhtu , vaata , aga noh , jah . jah , aga noh , siuksed tuleb ikka , noh , see on NFL-i ilu ka tegelikult , vaata . nagu . ei , see ongi . aga see tegelikult , Rams oli enne ja aasta pärast ka päris hea tegelikult , kui nad võitsid Ramsi kohta kohati , Bengals on vaata teine näide , vaata . Patriots on suure tõenäosusega väga suur näide selle . nii , oota , kas Ott peab ka . Ott jõuad sa veel või pead sa minema ? Ott astus teema , ma võin enda oma kiiret vahele öelda siia siis . okei . see on Homer take . Derrick Henry jookseb 2000 jaardi . kas sa ütled seda eelmine aasta ka või ? ma arvan küll . ei nagu . ta on liiga suur . see on crazy , ta on , mis ta on 32 aastane vist . äkki jah . ja ta jooksis 2 aastat tagasi 1900 jaardis , kui Seikon jooksis 2000 . 3 aastat tagasi oli 2000 või ? oota , mul oli lahti . jah , oli küll eelmine aasta oli see sitt aasta tal jah . noh , eelmine aasta oli sitt aasta , ta jooksis ainult 1600 . ja siis 2 hooaega tagasi Ravensiga esimene hooaeg oli 1900 . 2000 oli 2000 jooksis enne , ta jooksis ju 2000 Titansiga ja siis ta ju tegi selle , just oli veel 2000 rütmis ja siis ta läks ju sodiks poole aja . ja 8 mänguga 930 jaardi jah . kurat , ma ei tea , kas on , see ei ole , tegelikult vist on ikka hot . see on ikka hot take minu meelest . see on kuum jah . ta jookseb üle 2000 või ? jah , Derrick Henry saab 2000 . jah , see minu arvan , et see on jah hot take ja overreaction nagu . aga kui palju ütleme , kui võtta lihtsalt nagu Derrick sealt välja öelda , et keegi jooksja jookseb 2000 . et mis iganes Henry või Hunter Henry ka peab joostma . Hunter Henry ka kaasa arvatud või Travion Henderson . aga noh , mingi Jameer Gibbs ja Bijan Robinson või keegi see . Hot . ma arvan , see on hot take . kuigi me liigume vaata rohkem jooksu poole rindest . mõtle kõik see heavy värk , kõik see asi vaata . Jadarian Prince jookseb või Price jookseb 2000 rookie aastal . Ashton Gentiva on mingi 2500 . Jamal Lewis jooksis praegu 2000 aastat rookie aasta minu meelest 2000 jaardi . jaa , ühe korra sai kätte ka . aga ma ei tea samas , kes on siuke rünne , vaata . ma just mõtlengi , et nagu Bijanil on . mina arvan , et . Here we go . äkki Seikon teeb ära jälle ? Seikonil on minul ka kõige suurem argument , arvestades seda , et reaalselt nagu , kui sa võtad , kes see aasta kaotasid püüdjaid ja kes enne ka jooksid palju , siis Seikon nagu väga selgelt tuleb ette . ja noh , tegelikult ka . kaotanud püüdjaid , need lihtsalt said lihtsalt hunniku paska . Nad said püüdjaid juurde , kui üldse midagi . aga ei , selles suhtes . sa kaotadki püüdjaid , kui sa paska asemele võtad . pask ei püüa palju . sa ei kaota , sa kaotad talenti , vaata . see on solvang , Dontavian Wixile solvang lihtsalt , see on crazy . ta on sõge . aga ei , selles suhtes tegelikult Eagles peaks , samas Eagles läheb , oota . O'Manion on ju kuradi West Coast , on ju McVay ka ju või ? ma arvan ka , et see pigem läheb , seal pigem tegelikult läheb see pall hakkab . aga tal on rohkem under center ja siuke küll , et nagu see pigem jah .
ma pigem ütleks, et see on, ma ei näe ühtegi running back'i peale Henry, kes on nagu suudaks teha seda, jah. Ott, meil on sinult veel ühte vaja. Ühte veel, mul on 2 või 2 tükki. Anna 2 siis mulle. Ma panen 2. Esimene nendest 2 siis on see, et Daniel Hunter ja Will Anderson saavad 2 peale 40+ säkki. 2 peale? Mis see rekord oli? 30. Eelmine aasta nad said 2 peale 37,5. Jah, okei, nad olid päris lähedal, jah. Eelmine aasta. Kui me seda ütles, Daniel Hunter saab poole skoor viga, no? Ei oota, ma panin pange praegu, nad ei saanud 37,5. Nad said. Ei saanud, jah, see oli mingi 12,5 ja 15, see on ju 27,5. Meil ei või natuke puudu. 40 on crazy, 40 on hot. Sest kuigi aastal 1989 Minnesota Vikingsil oli 39. No nii. Aga Chris Tolman ja Keith Millard, kes täie austusega vajasid guugeldamist. Kurikuulsad. Tolman on Hall of Fame'i läks just ilma. Jah, Tolman vist läks, jah. Ehk siis see on kindlasti, see on overreaction ja hot take 100%, kui seda pole kunagi isegi juhtud, vaata. See on hot, see on hot. Ma lihtsalt mõtlen, et nagu ma tõesti ei tea väga palju paremat kaitseliini tandemit, kui seda on Daniel Hunter ja Will Anderson nagu quarterbacki säkkimises, see on täiesti haige tandem. See on Massi TV iga nädal. Nagu okei, kui Aaron Donald tuleb tagasi, aga isegi siis, sest Aaron Donald on nagu istunud, ta ei ole istunud diivani peal, see vend on jõusaalis istunud seal pingi taga ja half reppinud neid lõuatõmbeid terve aeg, aga Miles Garrett ja Aaron Donald oleks ka väga lähedal, aga Daniel Hunter ja Will Anderson on juba näidanud, et nad on mõlemad nagu tangid ja mis on kõige haigem nagu sellest, miks ma arvasin, et see on enam-vähemgi nagu reaalsuse poole tehtav on see, et Daniel Hunter teeb ikka veel rohkem säkke, nagu tema on vaata see vanem tüüp ja Will Anderson on juurde panna nagu selles valguses. Et see pani minu jaoks nagu selle nagu tehtavaks, et Will Anderson näiteks 20 säkki teeks ei ole maailma üllatav ja see, et Daniel Hunter teeb, ma ei tea, 17,5 ei ole ka maailma üllatav. Vaat. Mis sa panid siis lõpuks? 37,5 või? Ma võin tagasi tõmmata, mul oli 40 alguses, aga... Jaa, 40, jah, okei. Päev 40 praegu kirja. Päev 40, see on uus NFL-i rekord, jah? Uus NFL-i rekord, aga ma tahangi öelda, et see on läbi aegade kõige parem kaitseliini tandem. See kas eeldab, et üks või mõlemad teevad 20 säkki või siis... See ei ole võib-olla, see ei ole tõsi minu meelest. Oota, mis asi? Et nagu nad on läbi aegade kõige parem kaitseliini tandem. See ei ole tõsi. Reggie White ja Jerome Brown olid ühel meeskonnas koos. Jah. Kui Aaron Donald tagasi tuleb, siis on praegu liigas üks parem tanda. Et nagu Von Miller oli ju, aga Von oli vana sellel hetkel. Von ei olnud päris see, jah. No, kui palju halvem Von Miller ja DeMarcus Ware olid sellel ühel aastal. Jah, see näiteks siuksed kombod on, jah. Aga ei, selles suhtes Bondist, ma arvan, Daniel Hunter on räigelt under-appreciated. Ja, jõhkralt. Jõhkralt, sest et ja Will Anderson oli lihtsalt see, et ta nimi, ta oli drafti pikk kõrge, aga teil on potentsiaali küll olla tegelikult. Kui nad selle ära teevad, jaa, okei, siis me võime rääkida sellest tõsiselt. Ma lihtsalt ütlen, Terrell Saaks ja Elvis Tumerville tegid 2 peale mingi 31 aastat. See on 40 siis jääb, 40. 40 oleks crazy. Ülar, on sul üks veel? Kus me tahame veel heitida või? Kõik mu meeskonnad, keda me heitin, me paneme seda järjest ära või? Ma teada ühtegi head enam, Rai. Mul heidi ja ma ei ole enam. Ma ei pane seda. Liiga palju naerda. Oota, ma ütlen enda viimase, ma ei osanud seda sõnastada, ma panin Marvin Harrison Jr. on hea. See oli minu hot take. Hot take, see on küll extremely hot. Stizzling. Ei, aga mõtle, kui hea receiver ta võib olla, aga ta saab 100 jaardi lihtsalt, sest ta ei ole quarterback. Michael Wilson on number 1. Kusjuures ma mõtlesin korra, et Marvin Harrison on parem kui Michael Wilson, siis ma mõtlesin, see kõlab veel kurvemalt. See on veel kurvem. Nagu mõtlesid selle peale, et Justin Jefferson on ju hea. Ja vaata, mis ta eelmine aasta tegi, mitte midagi. Jah, täpselt, jah. Et see ma arvan, Marvin Harrison on tegelikult jube buy low, aga lihtsalt see Arizona olukord nagu ei parane, vaata, siis seal ongi nagu see olukord. Okei, Ülar, mis sul on? Jalen Hurts on NFC Eesti albim quarterback. Jesus Christ.
Oota, walkthrough, Dak on parem temast. Jaden Daniels. Kui Jaden on terve nagu, ma ütleks ta ka parem. Mina võtaks Jadeni üle, nüüd on lihtsalt see küsimus jah, et Jackson Dart ei ole parem. Mina ei ütle, et Jackson Dart on parem kui Jalen. See oleks veits blasphemous, sorry, aga nagu ma olen üks nendest Giantsi fännidest, kes nagu reaalselt ma ei ole üldse kindel Jackson Dartist nagu. Ma ei, kui see aasta blow up'iks ma võtaks uue quarterbacki. Okei, sest vahepeal sa olid äkki eelmise hooaja lõpus või off-seasoni alguses sa olid nagu, et sest ma iga kord, kui me rääkisime, Off-seasoni alguses. Ja siis ma iga kord, kui me rääkisime, ma istusin siin natuke nagu ammustasin keelde, nagu, et okei, et me räägime ikka väga kindlas kõneviisist temast praegu. Jah, aga see, kuidas ta mängis peale vigastust tagasi tulles, kui ta ei jooksnud enam nii palju ringi, mis põhjusel iganes, see võttis mind, siis ta ei olnud üldse efektiivne. See paar mängu olid ikka väga, ja tuleb vigastused tagasi, peab rütmi leidma ja okei, tõsi. Aga see, kui ta limiteeritud jooksmisega, ta ikka missis neid lihtsamaid asju ka, et rookie, ja ma tean, nagu anna tal 1 aasta 100% veel, aga lihtsalt ma ei oleks nii hype, kui Giantsi vennad ütlevad, ta on juba kuradi ma fucking Pro Bowl quarterback. Ja temaga nagu arvestatakse juba päris korralikult, lihtsalt selle spetsiifilise teigiga on lihtsalt naljakas see, et sul on vaja, et lihtsalt nagu Hurts oleks paha ja Dart oleks hea ja see tegelikult hitib põhimõtteliselt, noh, kui need teised 2 venda on, kes nad on. Aga nagu, Hurtsil on see huvitav, tal on nüüd uus offensive koordineeter, kes toodi sisse põhjusega, et tema teeks seda, mida koordineeter ütleb, vaata. Et see võib vastu taevast lennata. Või siis teine, et Jalen Hurtsil on järgmine aasta uus meeskond. Ma just hakkasin seda nagu sinna viima seda juttu, sest tal on pärast järgmist hooaega on Eaglesil vapsee out sellel lepingul. Et nad saaks nagu lahti 27, pärast 27. Aga noh, treidimine on ju pärast seda aastat siis võimalik. Eagles nagu ehitas oma tiimi puhtalt selle peale üles, et kas Hurts oskab lühikest söötu visata või ei oska. Praegu jah. Sest AJ läks ära, vaata, neil ei ole AJ läks ära, neil on ja see rookie, kelle nad võtsid on ju, ja nüüd ta peaks hakkama isegi Saquonil seda palli nagu lühikest viskama rohkem, et ses suhtes, kui ta nüüd nagu ei performi üldse, siis on päris suured küsimärgid ja ta on turul ka, ta väärtus kukub päris kolinal. Kui suur on see asi, et nagu kui suur on see, et ta, vaata see report tuli paar kuud tagasi, et ta muudab plays'i ja värke, sellepärast see rünnes traglis, sellepärast et talenti pole, Jalen Hurts oli probleem seal, et ja noh, AJ Browni juures me ei rääkinud ka sellest, aga AJ Brown ütles põhimõtteliselt otse välja, et nagu nende omavahel nagu on okei, aga nad lihtsalt läksid lahku omavahel nagu relationshipi pool mõttes, et midagi seal kärises, et nagu nüüd on huvitav näha, kas offensive koordinaator, kui me eksi, on 33 vana, Sean Mannion oli veel minu meelest NFL-is quarterback, kui meil oli podcast. Ja Vikingsis ju. Me rääkisime temast nagu siin podcastis. Tõesti, jah. Või me saame varsti seda, mida aasta edasi seda rohkem me saame seda lauset kasutada. Ma just mõtlen, et kui ta läheks kuskile mujale, siis mingi hea ründeliini taha võtta Jalen Hurts, siis lihtsalt nagu see tundub veits cheat code jällegi. Aga sa võitsid sa oled 2 Superbowlil läinud Jalen Hurtsiga, ta ei ole halb koodrus. Ta on Superbowli MVP. See on ülihaige. Ja veel see Superbowl, mis ta kaotas, ta pani ebareaalse mängu ju. See oli täiesti ebareaalne nagu statistiliselt, üks pallikaotus oli halb, see fumble, mis ta tegi, aga laias laastus muidu ta tegi põhimõtteliselt ideaalse mängu. By the way see, et me hakkame vanaks jääma, kas te mäletate sellist Ravensi DB-d nagu Lardarius Webb? Jah. Ta poeg on Raven praegu. Nagu praegu, nagu täna on undrafted free agent Lardarius Webb Jr. What? See oli see esimese, see oli Superbowli aja meeskond. Ta oli see väike corner, hästi hea mängida. Sean Mannion oli 2023 Seahawksi backup quarterback. Mis ta 3 aastaga kuradi offensive assistantilt tulnud kuradi offensive koordinaatoriks. Jeez, Louise. Ta tuli Matt LaFleuri all, ehk siis ikkagi see West Coast offense. That's okay, aga jah, igal juhul, mis me arvame on Jalen Hurts, minu arust on, see on hot take nagu. Pigem hot, jah. Selle liiga hot takes, jah. Muidu on nagu, see on heade quarterbackidega division, mitte see, et Hurts on nagu ilmtingelt väga kohutav, aga see on väga heade quarterbackidega division ja siis on meil Jackson Dart. Kuigi jah, tõsi, good point. Okei, mul on üks veel, aga muidu. Mul ei ole ühtegi head enam, andke enda omad. Mul on üks positiivne. Ott, pane. Aga see on Homer ka, ma ei ole ühtegi Homerit siiamaani teinud vist ju. Ei ole, jah? Ma olen lihtsalt kommenteerinud oma neid asju, et aga AJ Barneril tuleb all pro season. AJ Barneri kolledži tight endi coach on Giantsi assistant offensive line coach, ta just rääkis AJ Barnerist pikalt ühes intekes, ma kuulasin just seda. Sest et nagu
AJ Barner blokis Jared Versi nagu sitaks hästi. Nagu see, kui hästi ta blokib, on ebareaalne. See nagu ja seda on isegi sellest nagu video proof, see ei ole mingi koomiksi mingi asi. Ja mulle meeldib, kui ründeliinis olevad mängijad blokivad hästi, sest ma olen Seahawksi fänn. Ja AJ Barner on jõhkert hea blokki ja mul lihtsalt kui ta Miles Garrettit suudab kuidagi blokkida tight endina, siis see all pro node'ile võiks anda kõvasti kaasa. Ma tahtsin nalja teha öelda, et Kyle Pitts on all pro, aga kurat ta oli. Ta oli juba, jah. Ja, oota, aga nüüd teeme selle drilli läbi siis või? NFC tight endid, 2 tükki saab ainult all pro'ks ju. First team ja second pro. Eks meil on, kellega ta compete, ma lihtsalt ütlen. Tight end on sitaks. Jah, Kyle Pitts ei see loe. Travis Kelce ja kes meil veel on NFC poole pealt? George Kittle on ja? Siis tead nagu, kõik hullem ei ole isegi. Ei ole. Kellel ta enda tiimis ära peab tegema kõigepealt? Enda tiimis ta peab Elijah Arroyo'l ära tegema. Ta on numero 1 praegu ikkagi on AJ Barner, aga ma arvan, mängime 12. Kuule, see ei ole kõik hullem tegelikult, NFC poole peal ei ole tight. Kittle saab lihtsalt votes, kui ta mängib, ta on Kittle vaata. Ma ütlen kohe, see on väga McBride saab neid teed-reppe jõhkralt. Nagu oleneb tegelikult väga palju, kui Brissett jääb alles, siis Trey McBride teeb statistiliselt väga tummi sooja jälle, seepärast et lihtsalt nad on 30-ga taga ja Trey McBride sööb jarde, surnud jarde ja touchdown nagu miljon. Aga minu nagu see suur argument on see, et ta oskab blokkida, okei, seda keegi väga ei hinda ja kõigil on savi sellest, aga nagu te enne ütlesite, et meil on ainult üks relv, on ju, aga AJ Barner on endzone'is pagana hea tegelikult ka. Ta tegi jõhkalt palju touchdown'id, on suur target, pluss ta teeb tush-pushi ka, sest Sam Darnold ei tee, ta teeb Sam'i eest seda. Et selles suhtes ta võib skoori numbreid päris häid teha see aeg. Kui Kyle Pitts sai eelmine aasta NFC'st All Pro, tegelikult see ei ole nii üllatav. Ja ta mängis tuli kuum take on see. See mängis lava. Ei, sellest ma pigem ütles ka overreaction või hot take. Viimased 7 nädalat ta mängis tegelikult 3 operatsiooni vaja vigastusega. Kyle Pitts on jamast 400 jaardi rohkem. Okei, jah. Mitte, et ma siin Kyle Pitsi nüüd ilgelt kaitseks lihtsalt võrdlusena. Ja praegu ma võtaks Jake Fergusonidest üle näiteks. Jah, ma mõtlesin sama. Õnneks praegu ei ole jah, tõesti. Mis me teeme siis praegu? Okei, kuule, oota, ma teen ühe veel ära, siis Kallastele ka tuju hea, on ju. Mike McCarthy võidab esimesel aastal ühe play-offi mängu juba. Okei, ma mõtlesin, et tuleb Super Bowl jälle. Ja ma olen juba ühe korra selle orka otsa astud. Oi, how the mighty have fallen. Pittsburgh Steelers võidab play-off mängu on hot take. Ja millal see viimati oli 2016? Vist küll. Eks 10 aastat tagasi. Ei, see on väga on-brand sulle. Jah, sõidame veel ühe aasta sellega, vaata. One last ride. See last ride. Mina tulen selle rongi pealt maha, ma ei taha kaljult alla sõita. Vaba see rongi peal olnudki. Lihtsalt argument on see, et kui sa vaatad tegelikult... See rongi läike Koilast. Ma sõitsin ennast. Ma tuin Kiisal maha sellega, see ei lähe kuhugi. AFC North on tegelikult väga wide open minu meelest. Kolme tiimi vahel, okei. Ma olen täiesti nõus aga sa pead play-off'is teist divisioni võidma. Jaa, ma tean, sa võid jah. Ei, kuule, sa võid potentsiaalselt mängida sama meeskonnaga. Ei, nagu kõige crazy asi tegelikult on see, et Pittsburghil on räme hea roster minu arust. Sa arvad, et on hea või? Välja arvatud see kõige tähtsam positsioon, kus nad on pantvangis 42-aastase mehe poolt. Või 41. Isegi kui ta mängib hästi, siis see ei ole väga plahvatuslik. Aga lihtsalt mul on see, et vaata, Jesse Minter tundub, et on hea coach, aga kas ta on hea coach, vaata? Nagu Ravensil on ka minu meelest küsimused selle koha pealt, vaata. Ja Burrow peaks hea olema, see on ikkagi Zach Taylor, su head coach ja see kaitse peaks parem olema. Aga kurat, me ei tea, ja sul on Dexter Lawrence, kes on 100 poundi liiga raske, no. Ehk siis 45 kilo, jah. Et selles suhtes, kuskil kellegi... Oota, keda nad play-off'is võidavad ikkagi küsimus. Aga noh, ega
Steelersile ka päris palju probleeme. ei, neil peab kuidagi mingi divisioniga vaata joppama kuidagi, et nad saavad mingi 7. või 6. sisse ja siis mängivad mingi Pilsiga, Pilsi oskab leevis öögida. Ma ise ütleks küll, et see on hot take ja overreaction. Ma ka. Ma arvan, et puht nagu siuke hooaja eelne ennustus on see, et Pittsburgh ei saa sealt divisionist play-off'i, aga see juba teebki selle hot take'i. Jah, või see, et ta üldse nagu ei saa winning rekordit. Ma just mõtlesin, et see oleks ka võib-olla take, aga tegelikult ma ei tea, kui hot see isegi oleks. Paneme need kuskile kirja ära nüüd ja siis on põnevam jälgida neid asju jooksvalt. Failis on olemas jah, aga jah, enne kui me lõpetame, siis pange enda hot take'id valmis igaks juhuks suvepäevadeks. Ma väike mõte susiseb, et äkki teeme seal midagi sellist, kus me küsime rohkem teie arvamusi ka. Sest siis saab võib-olla hooaja jooksul ka neid nii-öelda siin mingi perioodiga järgi vaadata ja kuidas need progresseeruvad ja mis on juba kohe alguse õhku lennanud ja no näiteks kui Aaron Donald mängib, siis Miles Garrett tema võib juba 3. mängul läbi olla. Esimeseks kuuks ajaks Miles Garrettil üksi läbi olla. Austraalias saab läbi juba. Ja 2 peale 11 säki, man. Fuck. Anname Ramsile pärast mingi week 4, anname Superbowli ära ja siis mängime 31 tiimiga edasi. Me liigume 2 peale 200 säki rajale, man. Neil on, Ramsil on periood oktoober 18 kuni november 15, nad mängivad 2 korda Arizonaga, Las Vegasega, Chargersi ja Washingtoniga. Eeldame, et Chargersil niikuinii kõik on vigased. Siis see võib mis on terved? Report tuli välja, et me oleme tacklit nad on iga aasta alguses terved. Raidersi vastu ei ole hea säkke saada, kui nad triple option'id mängivad, siis viskab palli ära ja Danielsit ei saa Aaron Donald kätte, ta on liiga suur. Tõsi. Ja no Carson Becki pole keegi kunagi säkkinud. NFL-is vähemalt. Kusjuures mul oli korra take rookie quarterbackide osas, nagu mul tuli, et umbes, ma nagu ei osanud seda sõnastada, aga ma tahtsin umbes, et mingi rookie quarterback mängib suurt rolli, aga ma ei osanud nagu seda kuidagi teist. Mul oli korra see, et rookie quarterback võidab play-off'i mängu. Ja see ei oleks kena. Mitte nagu, rookie quarterback, mitte Mendoza. Ja midagi sellist ja nagu Ty Simpson on kuidagi play-off'i mängu. Ty Simpson võidab. Kuigi tegelikult, kui sa ütled rookie quarterback võidab play-off'i mängu, siis ma Mendozaga sinna sisse lisada. Jah, ma arvan küll, see on nagu saad divisionist üldse play-off'i jõuda nagu Raiders keeruline. Ty Simpson võib väga vabalt võita play-off mängu, kui ta Ramsi pingi peal istub seal. Ta võib Superbowli võita. Ta võib kõik sealt võita, Oota, mis see on? Jeremy Sohan võidab ju niikuinii selle NBA finaali sõrmuse. Jah, muidugi. Siis ta oli mõlema sain, piisavalt kaua. Ta oli see hooaeg. Ta reaalselt ei mängi kummaski. See on nagu eristust. Chill. Okei. Aitab vist tänaseks või? Võiks pausi teha, ma pean trenni minema nüüd varsti. Ma ka, meil on flag täna. Tulge trenni ka. Neljapäeval Tartusse ka ja sõita esimest korda. Ja, see ka veel, jah. Aga jah, kuulge. Tuled jõmmi ka või? Rammu koopas on see korda. Ma lootsin väljakul on. Okei, vaatame. Ühesõnaga, andke märku, kui tahate suvepäevadele tulla. Andke kindlasti märku, kui tulete ja värki, kui tahate ööbida, andke märku. Ja tahaks loota, et reedeks, kui see osa välja tuleb, siis on koht paigas. Tahaks loota, et võib-olla täna õhtul on koht paigas. Aga jah, kuulge, aitäh kuulamast ja räägime siis järgmine nädal. Tšau! Tšau!